tere tulemast Kanter Emari turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Hando Sinisalu, ajakirjanik ja konverentside produtsent, võiks isegi öelda nii. Tervist, tere, rõõm näha sind. Ja me arutasime, et kuidas tutvustada, sest sul on ka palju ameteid, eks ole, ja lisaks ajakirjanikule üldse tõesti paljude konverentside alustamise juures olnud, oled tegevprodutsent, et mitte ainult siis teada-tuntud Passwordile, kõikide turundajate lemmikule, vaid ka oled asutanud B2B turundusele suunatud Parrot konverentside sarja, jah? Ja. No kui kõikidega oleme alati läinud algusest tagasi sellest, et prooviks aru saada, kuidas mingid valikud on tekkinud, et kuidas töövalikud, kuidas haridusvalikud tekkisid ja kuhu need siis on välja viinud, et see on ka tänane mõte, pluss me kindlasti räägime paljudest asjadest, et juba mainin ette, et räägime B2B turundusest, räägime trendidest, räägime sisuturundusest, et kõiki, keda kõnetavad need asjad, siis võiks täna ikkagi episoodi ära kuulata, et esimene töö kokkupuude, mis oli sinul? Olid kohe ajakirjanik valmis? Ei, ma oma esimesed rublad siis, see oli rubla aeg, teenisin diskorina. Ehk et see oli nagu keskkooli ajal esimene selline teenistus, et ma malevas ei käinud mingil põhjusel, aga siis ma tegin diskosid ja me käisime oma sõbra Urmas Kolsariga, kes on praegu seni selle ameti peal, käisime siis nii Tartu kui Lõuna-Eesti koolides, aga ka kultuurimajades diskosid tegemas. Kassettide pealt või? Kassettide pealt, jaa, just. Ja siis teenisime oma esimesed rublad sellega. See oli selline hooaja töö ja suurt teenistust ei olnud, aga natuke ikka. No olid juba siis publiku ees, näed, ei olnudki kauge sellest konverentsi asjast. Ei, see on iseenesest sama lihtsalt selle vahega, et siis alustasid sõnadega tere õhtust ja konverentsi alustad tavaliselt sõnadega tere hommikust, et muud vahet ei ole. Aga ka konverentsidel sa tavaliselt teisel päeval viitad õhtustele tegevustele, nii et ikka väga vahet ei ole. Ja pärast seda ma tegelikult asusin ettevõtlusesse koos oma teise sõbra Andres Laisaga, kes täna on siis Saue vallavanem. Ja temaga me asutasime Tartus reklaamiagentuuri nimega Rumor, mis tegutses. See oli siis 90-ndate algusest. See oli aastal 90, jah. No võt. See oli ka veel rubla aeg ja see oli tegelikult tänapäeva mõistes võib-olla isegi rohkem meediaagentuur ja meie põhiäri oli see, et kuna Tallinnas oli tekkinud sellised nagu trendikad väljaanded nagu Eesti Ekspress ja siis need muudki päevalehed seal, siis meie kontor võttis vastu Tartu ettevõtete, näiteks Alexela oli siis juba olemas, aga ka mõned teised reklaame ja me vahendasime siis neid sinna Eesti Ekspressi, need kuulutused, et müüa FIMME ja ostan Vazzi ja kõik sellised kuulutused. Ja tasapisi kujundasime ka mõned lihtsamad reklaamid, aga ta pigem oli ikkagi selline meedia vahendus, aga selle ärimudel, kuna rubla kurss kukkus meeletu kiirusega, siis see ärimudel seisnes selles, et meile maksti nii-öelda rublades selle kuulutuse eest ja meie makse tähtaeg siis selle meediale nagu Eesti Ekspress oli kuu aega umbes. Aga see kuu aega see rubla kurssi jõudis ju meeletut langedel, et me nii kui me kellegi käest sularaha kätte saime, me vahetasime selle kohe dollariteks ja siis kuu aja pärast vahetasime tagasi rubladeks. Ja see kursi vahe oli juba piisavalt hea, et me tegelikult teenisime selle valuuta kursi kõikumise pealt rohkem kui selle vahenduse pealt. Tänapäeval pigem seda valuuta vahetusriski nähakse nagu potentsiaalse riskina, eks ole, et kui sa pead ostma dollaris midagi siis. Aga see oli selles mõttes hea kindel asi, et rubla lihtsalt langes kivina, et seal ei olnud mitte mingit variantigi, et rubla kurss võiks tõusma hakata, nii et selles mõttes oli see nagu suht lolli kindel. No igal juhul sa olid juba alguses suhteliselt julge, eks ole, kas ajakirjanduse õpingud olid samaaegsed ja olid need planeeritud õpingud? Need olid samaaegsed, ajakirjandus oli, siis oli ülipopulaarne, see oli see laulva revolutsiooni aeg ja Marju Lauristin näiteks oli ikka rahvuskangelane ja ajakirjandus oli hästi populaarne eriala ja sinna ma ilmselt selle tuules läksin. Muidugi see, et ma hästi kirjandeid kirjutasin ja diskosid tegin, et see aitas kaasa, et ma tegelikult nagu mõtlesin, et ikkagi ma tahaks ennast väljendada ja mul oli siis juba soov hakata raadioajakirjanikuks, et ma tegelikult nagu ei näinudki ennast sellise kirjutava ajakirjanikku niivõrd kuivõrd raadioajakirjanikku. Ja nüüd sa oledki raadioajakirjanikku. Ma juba siis nii-öelda järgmine samm pärast seda reklaamiagentuuri asutamist, mis hiljem siis Andres seda jätkas veel umbes, ma arvan, mingi 10 aastat.
Siis me asutasime koos mõttekaaslastega Tartu Raadio, mis oli esimene selline siis täisprogrammiga mitteriiklik raadiojaam, mängis hommikust õhtuni muusikat, kohalikke uudiseid ja oli hästi populaarne omal ajal, see oli aastal 1991. Ja siis ma olin selle raadio peatoimetaja või programmi juht ja olin ise ka eetris. Kõige pikemalt ma olin eetris 19 tundi. Et kuna väga palju teisi raadiotegijaid ei olnud, siis läksin hommikul kell 7 tööle ja õhtul mingisugune enne südaööd, siis läksin ära koju. Ma tean sellist raadiojaama praegu ka, Nõmme raadio on, kus on ka sarnane. No meid ikka sinna kogunes rohkem inimesi, aga päris esimesed päevad olid jah sellised, et tuli kõike teha. No aga millal sa ja kuidas sa jõudsid Eesti Päevalehe nagu siis tegevjuhiks, jah, võiks isegi öelda? Siis ma vahepeal käisin Ameerikas ülikoolis, magistratuuris õppisin telekommunikatsiooni managementi, mis siis tegelikult tähendas raadio ja telemanagementi. Ja siis ma tulin sealt tagasi, töötasin veel paaris erinevas raadiojaamas, Rein Kilk värbas mind tööle ja tal oli huvi asutada meediaettevõtted, siis me asutasime 2-3 raadiojaama, ühe nimi oli Päikeseraadio, näiteks siis Pärnu raadio ja Tallinnas oli Mega FM. Siis me asutasime neid raadiojaamu, käivitasin neid ja siis ühel hetkel Rein Kilk ütles, et temaga võtsid Päevalehe tegijad ühendust ja küsisid, et ega ta ei tea kedagi, kes võiks Päevalehte tulla juhtima, et neil olid mingid konkursid läbi kukkunud seal. Ja mul oli tollel ajal täpselt sama aegselt paralleelselt laual ka TV3 direktori pakkumine. Siis ma käisin Stockholmis ka läbirääkimistel TV3 osas, aga kuidagi läks nii, et ma vist sain mõlemale poole tööle, ma valisin Päevalehe, sest kuidagi see tundus. Vana sa olid siis, see oli ka 20-ndate natuke keskel. Ma olin 25. No võt, see oli siuke kuldaeg kõikidel. Ja peaminister oli siis Mart Laar, ta oli 31 või 2. Aga seda ma muuseas ei teadnud, et Kilk omas Mega FM-i ka. Jaa, just. Et üldse tegi. Ja siis sa valisid Eesti Päevalehe. Ja siis ma jäin sinna 6 aastaks, jah, see oli päris selline murranguline aeg selles mõttes, et Eesti Päevalehe algus oli üldse väga selline, ma päris alguse juures ei olnud, see oli selline erinevate lehtede ühinemine ja ülevõtmine ja siis osad jällegi eraldusid seal, Eesti Sõnumid lõi lahku ja nii edasi. Ja seal oli seda nii-öelda seda pärandit oli päris palju. Kas ma õigesti mäletan, et Rahva Hääl ja nevad Rahva Hääl ja Päevaleht ja Hommikuleht ühinesid ja siis pärast lõi omakorda lahku sealt Eesti Sõnumid, mis oli siis vana Rahva Hääle tegijate seltskond ja neid lahknemisi seal oli veel ja siis ma olin seal 6 aastat. Ja siis tuli agentuur? Siis ma olin lühidalt Peitsis et Päevalehes see asi, ütleme niimoodi, et see oli ikka päris kurnav aeg ja ma ise lõpuks tundsin, et mul ei ole nagu midagi enam pakkuda, et nii-öelda kumm oli suht tühi ja väsitas täitsa ära. Kas ta sellepärast väsitas ära, et ajakirjandus on selles mõttes nagu huvitav valdkond, kus iga päev nagu pead nullist alustama sisulist või? No mina otseselt ei tegelenud sisuga, meil olid peatoimetajad, kes vastutasid sisu eest, aga seal oli nagu meeletu võitlus Postimehega, kes tuli Tallinnasse samal ajal ja Päevalehe selline, ütleme, omandistruktuuri oli suhteliselt suur vastuolu sisse programmeeritud, et seal olid nagu pooleks omanikud olid Jaan Manitski ja siis Ekspress Grupp ja Hans Luige ettevõtted. Ja seal käis pidev selline nii-öelda jõuvahekordade klattimine, sellepärast et Ekspress Grupile kuulus ka trükikoda ja trükikulude osa ettevõttes nagu ajalehes oli väga suure mõjuga. See oli küsimus, et kas on õiglane kõik? No ja just, et kas see trükihind on õiglane ja ühesõnaga sellega oli seal nagu pidevalt klattimist ja ühesõnaga see kogu see nii-öelda see ütleme siis poliitika seal ümber, mitte nagu riigivalitsemise poliitika, vaid selline ärisuhete poliitika, et see oli päris väsitav. Aga see, et kallutatus versus erapooletus, see oli mingi teema või ei olnud üldse see teema, et kõik ajakirjanikud tegid ikkagi oma südametunnistuse? Ja seda nagu räägiti väljaspoolt kogu aeg, et jälle, et omanik tuleb ja käseb kirjutada sellest või teisest, aga nii-öelda ma seal asja sees olnuna võin öelda, et midagi sellist põhimõtteliselt ikkagi ei olnud. Tõsi küll, omanikel kuna Eesti on väike ja omanikel tihti olid väga head suhted siis nii äriringkondade kui poliitikaringkondadega, siis nii-öelda vihjeid ja ideid, millest võiks kirjutada, tuli omanike poolt ka pidevalt aga nagu seda, et nüüd oleks sunnitud ühel või teisel teemal kuidagi moodi
seda vältima või mitte kirjutama või seda mina küll ei kohanud. Aga see Indigo Pates, kas sul oli juba läbi raadio mingid kogemused, juba varasemalt sa ütlesid meedia vahendusega ajaleht on ju. No seal oli juba reklaami osakaal juba suurem, et kas see oli niisugune nagu plaanitud samm, et väga huvitav, lähme nüüd selle reklaami see oli niimoodi, et nii-öelda Päevalehe töö lõppes ära ja siis ma nagu, mul oli siis 2 väikest last ja kõiksugu kodulaenud ja asjad ka ja siis ma nagu ei saanud väga lubada seda, et ma töötuks jään, et siis ma vaatasin ringi, et mul oli see Päevalehest lahkumisega oli umbes nii, et mingi 2 kuud oli aega, et nii-öelda 2 kuud teadsin ette ja siis oli selle aja jooksul oli vaja leida uus töö, et mul tegelikult Ekspress Grupis oli ka paar lõiku, mida mulle pakuti, aga need olid, ütleme, oleks ikka sama asi edasi olnud. Ja siis ma sain pakkumise Agecommi süsteemi sinna Indigo Batesi, kuna Margus Klaar, kes oli seal siis tegevjuht, tema jällegi ei tahtnud enam tegevjuht olla, tahtis loovjuht olla ja siis ma sinna niimoodi sattusin umbes vist 1,5 aastaks. Kas see seltskond oli täitsa teistsugune seltskonnast nagu ajakirjanduses juures? Jaa, oli küll ja seal oli ka nagu Indigo Bates ei olnud, ütleme nüüd kõige kuulsam agentuur, et näiteks sel ajal, kui ma sinna läksin, ei olnud Indigo Bates, ütleme kuldmunadel eriti lavale ei saanud, et seal mõni selline kuulsam töö oli, aga üldiselt nagu loovalt niimoodi väga silmapaistev agentuur ei olnud. Ja siis me seal vahetasime inimesi, mõned läksid ära, mõned tulid juurde ja siis vahepeal sai mõned sellised suuremad tööd, ma mäletan, me tegime Tallegile, võitsime siin konkursi ja see oli selline suur asi ja siis tegime Tallegile uued pakendid ja uue logo ja kõik see oivalised, koivalised slogan, mis sai tookord välja töötatud, et see oli selline nagu esimene selline suurem nii-öelda võit, mis oli ka äriliselt päris selline, ütleme, ta oli suur klient. Ehk sa saad ikkagi öelda, et sa oled ka mingi meeskonna liiga olnud, kes on midagi ära teinud, et nagu teoreetiliselt ei räägi. Ikka ja me tegime seal asju, Eesti Ekspress oli üks klient meil ja Peugeot ja mõnedki veel, et me seal ikkagi päris aktiivselt ja ütleme, minu nagu põhiline roll oli seal või miks mind ka sinna palgati, oli ikkagi uue businessi toomine majja, et ma ajaleheaegadest mul oli suhteliselt palju sidemeid ja siis ma nii-öelda käisin ja müüsin ja seda eriti paljud agentuurid ei teinud, minu arust tänaseni väga ei tee, selle new business on selline natukene on selline mentaliteet, et kui me oleme piisavalt head, et siis ise kliendid leiavad nüüd üles, et see enda müümine ei ole nagu väga selline. Kuigi 90-ndatel oli, ma mäletan, seda new business directori nagu rolli, see just nagu välismaal oli ilge teema ja siis ikkagi seda nagu oli, aga jah, reaalsuses seda kuivõrd ta nagu toimis. Ja, et seda nagu väga palju tehtud ja see oli nagu mingis mõttes konkurentseelis ja tegelikult see töötas küll, et ikkagi õnnestus saada päris mitmeid kliente tänu sellele, et aktiivselt ringi käisime ja müüsime. Kui see aeg mööda sai, kuhu edasi? Siis ma läksin, siis mind kutsusid sõbrad Urmas Kõiv ja Hendrik Randoja, kes olid just asutanud Passwordi konverentsi ja muudki Eesti konverentsikeskuses kutsusid enda juurde ja siis me tegime seal 2 sellist olulist sammu. Üks oli see, et me otsustasime viia Passwordi ja WhatsAppi teise turunduskonverentsi teistesse riikidesse, Läti ja Leetu ja käivitasime ka üle baltilise reklaami ajakirja nimega Baltic Marketing and Advertising. Ütle, kas nüüd sul on hea nagu tagasi vaadata, kas see oli konverentside kuldaeg või on see ei ole päris nii või? No kuldaeg selles mõttes, et konverentsi tähendus võib-olla oli suurem jah, et see nagu erutas inimesi rohkem. Ja tulid ikkagi nagu otsustajad kokku? Jah, aga ütleme, ma ei saaks öelda kuldaeg, et praegu on ega osalejate arvud ei ole nagu vähenenud selles mõttes, et inimesed ikka käivad, et see jutt, et nüüd konverentsid kuidagi oleks ära kadunud või alla käinud või siin ka COVID ajal, eks ole, kui Zoom möllas, et siis ka öeldi, et nüüd kõik hakkame videokonverentsidel käima, see ei ole juhtunud. Et konverentsidel ikkagi käib rahvast palju, ka praegu näiteks Password, mis märtsi lõpus toimub, ma isegi julgeks öelda, et viimase 10 aasta võib-olla kõige edukam osalejate arvu poolest praegu, et hämmastavalt palju on juba kirja pannud sinna.
et mingit allakäiku vähenemist ei ole. Aga teisest küljest siis neid konverentsi veel ei olnud, et neid asutati alles, vaata, et sa ütled ka Läti, Leedu minek, et noh, et tänapäeval see ju nii lihtsalt ei lähe ja ei tee, kuigi Pärot nagu on jällegi nagu ja ei, selles mõttes, et ütleme, et see konverentsi võib-olla see tähendus, või neid oli lihtsalt nii palju vähem, et praegu on sisuliselt iga nädal midagi toimub kuskil. Et siis oli neid vähem ja see seltskond, noh ütleme Passwedi puhul ma võin ka näha, et tegelikult täna on juba kolmas põlvkond, et see esimene põlvkond oli, ütleme, Olav Osolini ja siis Rain Pikandi ja nende Reinaas, põlvkond ja Reinaas ja et nemad siis käisid nii-öelda, et hiljem nad nii-öelda piletiga ei ole seal enam käinud, et nad on kas siis esinejana või mingi sellise emeriit staatuses, et siis järgmine põlvkond oli võib-olla see, kus sina ja mina olime, eks ju. Ja noh, nüüd on juba nagu täiesti uus põlvkond, ütleme niimoodi, et ma näen enda laste siis eakaaslasi ja sõpru seal konverentsidel. Et nagu see on nagu, noh, mõnes mõttes ma tunnen sellele rõõmu, et see on nagu vastu pidanud 3 põlvkonda ja me oleme suutnud seda kuidagi hoida niimoodi, et ta ikkagi on nagu relevantne ja et see on nagu hea. Aga võib-olla jah selline tähendus, et noh, ütleme Passwedi konverentsid Tartus toimusid ju kunagi Tartus, et siis see 2 päeva vaheline need sellised rajud peod, et ikkagi kella 3 hommikul käis pidu ja üle linna ja niimoodi, et noh, sellist asja tänapäeval väga enam ei ole, et noh, ütleme, alkoholiga enam ei jooda, et see on ikkagi hämmastav, et kui sa tellid mingisugusele konverentsile, noh, sa pead valima siis nagu alkovaba joogi ja alkoga joogi, et siis on ka olukordi, kus on suhe on seal mingi 10 või 9 ühele, et 9 ühikut alkovaba ja 1 ühik alkoholiga, sest lihtsalt see kombed on teistsugused, et ei ole enam sellist. Aga ütle mulle, kas Läti, Leedu ja sa hiljem oled ju veel ka proovinud erinevates kohtades neid konverentsi, kas see kõik nagu ütleme tasus ära või mis ja, see no Leedu oli meil omal ajal kõige tulusam üksus. Ja täna ma vaatan, on tegelikult Leedu konverentsiturg ka pärast vahepealset madalseisu on Leedu konverentsiturg nagu taas üleval. Läti on kogu aeg olnud selline imelik, ütleme, Läti erineb päris palju nii Leedust kui Eestis selles mõttes, et noh, kas või meedia mõttes, Lätis ei ole ka olnud viimased 20 aastat ühtegi korralikku ajalehte näiteks. Et Läti on teistmoodi ja Lätis ei ole ka, ütleme, kui meil on Eestis, eks ole, Tuli ja Best Marketing mõlemad toodavad väga sellist olulist turundusalast sisu ja on nagu igasugused muid blogisid ka. Lätis näiteks ei ole ühtegi kohalikku turundus- ja reklaamimaastiku kajastavat blogi, portaali, mitte midagi. Leedus Delfi juures on selline asi nagu M360 ja siis on Läti ärileht, mis on siis Äripäeva sõsarväljaanne Versložinias. Sellel on ka turundusrubriik. Ja Leedus on päris tugev turundajate liit nimega Lima, mis toodab ka hästi palju seminare ja muud sisu ja Leedus on ka veel Art Directors Club, mis on päris tugev, et Leedus on nagu asju palju. Aga see, et sa vahepeal, kas see oli juba hiljem, et sa veel käisid palju kaugemal tegemas konverentsi, mis rolli sa seal etendasid, olid sa produtsendi rollis? Jaa, no ma olen kokku üle 35 riigis nii-öelda osalenud konverentside korraldamisel ja mõnel pool me proovisime ise nii-öelda minna kohale, näiteks Horvaatias, Ukrainas ja Poolas olid meil isegi. See oli 2000. See oli enne seda suurt majanduskriisi 2005 kuni 2008 umbes niimoodi. Siis läks see päris suure hooga ja meil oli Horvaatias oli ettevõtte ja oli Ukrainas oma ettevõtet ei olnud, aga me tegime seal nagu otse asju ja Poolas. Ja siis ma nagu, see oli nagu selline ahaa moment ükskord, ma mingil konverentsil kuulasin esinemas Meelis Milderit Baltikast. Ja Baltika just siis ka laienes igale poole ja mitte väga edukalt, eks ole, me teame, kuidas see kõik lõppes, aga ambitsiooni neil oli. Ja siis Meelis Milder ükskord ütles seal konverentsil sellised sõnad, et kõige kallim ja riskantsem strateegia laienemiseks on jaestrateegia, ehk et minna nii-öelda oma poega kuhugile. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, et see ongi minu probleem, et me ei tohi minna jaestrateegiaga, vaid tuleb minna hulgi. Ehk et leida koha pealt edasi müüa ja pakkuda talle sisu. Natuke nagu frantsiisi loogika. Just, frantsiisi loogika ja see toimis päris hästi. Siis nii-öelda esimese majanduskriisi ja Covidi vahelisel perioodil umbes mingisugune 8 aastat.
siis ma tegin konverentse ikka väga huvitavates kohtades, Botswanas, Bangladeshis, noh rääkimata siis vähe sellistest ütleme tsiviliseeritumatest riikidest nagu Sloveenia ja Malaisia ja aga Hispaania. Kas ma saan õigesti aru, et sinu nagu roll seal selle produtsendina ongi see, et sa tegelikult tead esinejaid ja esinejad teavad sind. Et kui sa ütled, et lähme nüüd Botswanasse, eks ole, et siis ta teab, et mingid ei aja talle mingit kägu seal. Ja see käis niimoodi, et mina nii-öelda panin siis selle bändi kokku nii-öelda, tavaliselt oligi seal selline bändi jagu esinejaid, mingi 4-5 tükki nagu selline rockbänd, eks ole. Ja siis kohalik partner, kes tavaliselt oli kas siis mingisugune kohalik turundusliit või siis kohalik mingisugune väljaanne, mõnel juhul ka mõni üksik agentuur, et siis ma nii-öelda sellele müüsin selle idee maha, et mul on selline põnev sisu ja huvitavad esinejad ja siis nemad kohapeal tegelesid selle korraldusega, müüsid pileteid ja panid ruumid kinni ja kõik see ja siis mina selle oma bändiga lendasin kohale ja siis tegime asja ära ja siis enamikel juhtudele sai raha ka. On ka mõningaid kohti, kust ei saanud raha, aga kokkuvõttes ikkagi läks suhteliselt okeilt ja see oli nagu selles mõttes väga põnev periood, et sai hästi palju reisida, huvitavate inimestega kohtuda ja iseenesest ma nagu praegu vaikselt mõlgutan mõtteid, kuidas uuesti minna nagu natuke võib-olla uuel tasemel, aga see frantsiisi mudel nagu toimis küll ja ma arvan, et sellel nagu see mudelil kui sellisel on tulevikku edaspidi ka. Aga kas see hilisem Parroti tekitamine oli ka rohkem see, et sa vaatasid, et turul nagu ei ole sellist toodet, samas on nagu palju potentsiaalseid huvilisi, et lihtsalt otsisid niisugust toodet? No põhimõtteliselt mul oli nagu soov teha mingit oma asja edasi ja samal ajal ma nagu otseselt nii-öelda, kuna ma best marketingiga olen jätkuvalt seotud, siis ma üks-ühele nendega iseendaga siis konkureerima ei tahtnud ka hakata ja siis ma leidsin ühe sellise niši nagu B2B turundus ja vaatasin, et seda saaks teha, kuna enamik ettevõtteid selles valdkonnas on rahvusvahelised ettevõtted, tegutsevad rohkem kui ühes riigis, et siis seda võiks, ja kuna see nišš ka Eestis on üsna väike, et siis peaks võtma nagu natuke suurema turu, et võtame Baltikumi turu ja siis me hakkasimegi tegema uudiskirja, sisulooma ja ka sündmusi tegema Baltikumi B2B kogukonnale ja see nagu on päris hästi vastu võetud selles mõttes, et need inimesed, kes tegutsevad B2B turunduse valdkonnas, tunnevad ennast nagu natukene võib-olla maha jäetud või üksi jäetud, et neile ei pöörata piisavalt tähelepanu, nad ei saa kunagi auhindu, kuldmunal või sellisel konkursil üldjuhul, sul ei ole võimalik, kui sa oled B2B valdkonnas, sa ei saa konkureerida mingi jaeketi või telekomi. Kes on teles võib-olla mingi ägeda kampaania. Teles teevad igasugust naljakat, põnevat reklaami, suuremad eelarved ka, et kui sa teed seal samas mingisuguse IT-ettevõtte, mingisuguse otseturunduse kampaania mingitele ettevõtete IT-juhtidele, see üldjuhul seal nendes konkurssides ei konkureeri nende, ma ei tea, IKEA mingisuguste naljakate reklaamidega. Ma küsin korra veel, best marketing sai 30, jah? 20 siiski. Et kuidas selle algus oli, et sa ütlesid, et eks ole, Passwordi, Kõivu ja Randojaga te tegite nagu see, mitte sama nimelise asja, eks ole. See oli alguses oli Baltic Marketing and Advertising oli selle nimi ja siis, kuna me läksime esimesena Ukrainasse, siis me mõtlesime, et see Baltic ei sobi ja siis me mõtlesime, mis on B-tähega sõna, kuna meil oli see BM lühend, et mis see järgmine B-tähega sõna võiks olla, siis mõtlesime, et best ja nii see läks ja nii see jäi. Aga mis hetkel ta jõudis Äripäeva kaukasse? No see jõudiski niimoodi, et kui tuli seal oli nagu kaheastmeline samm, et kõigepealt Urmas Kõiv ja Hendrik Randhoja nii-öelda otsustasid ka nagu sellisel kujul sellest ärist loobuda. Ja siis senine Eesti konverentsikeskus nii-öelda jagunes osadeks, et igaüks sai sealt mingi osa, mina sain siis best marketingi ja siis majandasin sellega paar aastat ja siis tuli see 2008 majanduskriis peale, mis tähendas seda, et Leedu ja Läti ja Horvaatia äri kukkus nagu põhimõtteliselt täiesti kokku. Eestis nagu enam-vähem midagi veel toimis, aga ütleme ikkagi need langused, see oli ikkagi väga dramaatiline, et sisuliselt kui ütleme Passwordile muidu
me müüsime seal mingi 400 piletit, siis sellel kriisi aastal noh, ütleme suure hädaga, kui oleks 100 müünud, et noh, ütleme ikkagi see oli nii dramaatiline langus. Ja kuidagimoodi seal ikkagi hingitsesin ja siis ühel hetkel ma mõtlesin, et no niimoodi ilma välise rahastuseta või abita ei saa edasi liikuda, aga siis ma olin käinud mingil Äripäeva siseseminaril, mind kutsuti rääkima Best Marketingist, see toimus veel Viking Line'i laeval, selline Soome ja tagasisõit oli ja siis just nagu mul paluti rääkida seda Best Marketingi case study ja siis pärast seda nad ütlesid, et vau, et kuna Äripäev tegi ka turunduskonverentsi ja neil nagu need väga hästi läinud ja siis nad mõtlesid, et see sobiks just neile ja siis ma põhimõtteliselt nagu müüsin selle Äripäevale ja selle klausliga, et vist esimesed 3 aastat olin kohustatud nagu olema kaasatud ja siis sellest 3 aastast on nüüd saanud siin varsti 15 juba. No see on huvitav, et sa ei ole nagu tüüpiline ajakirjanik, et sa oled ikkagi nagu ärisugemetega ajakirjanik, et sa suudad ikkagi näha mingisuguseid ärivõimalusi, neid ellu viia ja siis ka väljuda siis, kui on nagu vaja, et sa päris nagu lõppu ei lähe alati. Ja no siin on, eks see piir selle ajakirjanduse, no siin on nagu, no see on nagu selline ohtlik asi, et tegelikult ega noh, nii-öelda sõltumatu ajakirjanduse teooria järgi ei tohiks ajakirjanikud ja reklaamiinimesed isegi liftis kokku saada oma vahel, et nagu kunagi vähemalt oli niimoodi, et nad olid suurtes meediamajades eri korrustel ja nagu täiesti eraldatud. Et selle sisuturunduse kontseptsiooni tulekuga on need piirid nagu kõvasti hägustunud ja noh, seal on kindlasti oma negatiivsed momendid ja mõned positiivsed ka, aga jah, ega see piir selline üsna hägune on ja ega ma ise ka vahel nagu on selline teatud identiteedi küsimus, et kumba siis, et kus ma siis nagu rohkem olen jah, et aga kuna ma ei ole otseselt tegelenud kunagi sellise uuriva ajakirjandusega, et ma ei ole kunagi ühtegi mingit skandaali, anatoomiat, kedagi seal poliitikuid või mingid korruptante, eks ole, paljastanud, et siis selles mõttes on natuke lihtsam, et kui ma siin ma ei tea, räägin mingite ettevõtete lugusid ja nii, et siis seal nagu seda konflikti otseselt ei ole, et ma nüüd kellestki ei saaks halvasti rääkida selle tõttu, et ma kuidagi olen temaga äriliselt seotud. Tagasi tulles konverentside endade juurde, et alati kõrvalt vaatajana sa mõtled, et et nüüd on mingi peateema, et noh, kust need peateemad tulevad, et kas sa vaatad hästi palju ette, kui palju üldse saab ette vaadata või sa pead olema väga tänases päevas, et kui sa oled liiga tänases päevas, kas see on jälle huvitav, et kuidas sa neid otsuseid teed, mis see nagu suur teema on? No see on hästi palju kogemuse põhjal ikkagi, et ma ei oskagi öelda, et ega seal mingit väga suurt analüüsi nüüd taga ei ole, et see on nagu järjest rohkem kõhutunde pealt, eks ma räägin inimestega, kuulan, vaatan ise ringi. Aga üldiselt nagu teemade valikus on niimoodi, et ega kui sa küsid otse, et mis on teie jaoks ettevõttes kõige olulisem asi turunduses, siis tavaliselt räägitakse, et mingi mõõtmine näiteks või mingi return on investment, kuidas raha tagasi saada või mingi automaatika või analüütika või ühesõnaga midagi sellist. Ja siis kui sa sellel teemal nagu konverentsi teed, siis see üldjuhul väga populaarne ei ole. Sellepärast, et see on nagu tõsine, selline raske teema, eks ole, ja ta sobib võib-olla rohkem ütleme koolituseks, et tõesti keegi läheb, siis ta nagu õpib mingisugust seda konkreetset valdkonda, aga konverentsis seal on ikkagi see meelelahutuselement ja inspiratsiooni element päris oluline ja siis tegelikult töötavad ikkagi paremini sellised teemad, mis on natuke üldisemad, me räägime emotsioonidest ja loovusest ja sellistest asjadest või tarbijast arusaamisest ja need on sellised üldisemad teemad, et siin nagu ma võiks öelda, et see ei ole nii trenditundlik üldse, et ütleme näiteks, et kuidas tarbijat mõista. See on, ma arvan, turunduses olnud nii kaua, kui turundus üldse on eksisteerinud. Ja läheb edasi ka. Ja see läheb edasi, see kao kuskile, et sõltumata, mis tehnoloogia meil parasjagu on, eks need tehnoloogia siis natukene mingisuguseid analüütilisi meetodeid seal ja uuringumeetodeid muudab, aga see, et aru saada, mis seal tarbija peas toimub, ega see ei ole kuskile kadunud, see on täiesti universaalne teema või kuidas emotsioone mõjutada või kuidas nagu emotsionaalset mõju avaldada ostjale. Samamoodi, et see kuskile ei kao. Aga kas sa nii ei vaata, et näiteks Ameerika turule, et mis konverentsid seal parasjagu on ja mis teemad seal on ja siis mõtled, miks mitte? No natuke ikka, selles mõttes, et AI on praegu selline teema, millest ei pääse mitte kuskile, et seda tuleb ikka natukene kuskile sisse panna jällegi, eks ole.
et selles mõttes mingid asjad seal tulevad ja lähevad, aga turunduses on hästi palju selliseid nagu ütleme one hit wonder, et sul tuleb mingi lühikest aega mingi teema ja kõik siis räägivad. Nagu neuroturundus ja. Nagu neuroturundus ja siis armastatakse seda ka öelda, et nüüd mingi asi on surnud, et seda enam ei ole, et nagu nüüd täiesti uus. No tegelikult, kui sa nagu kuidagi nii-öelda tõused kõrgemale helikopteri või ma ei tea, kosmoselaeva tasandile ja vaatad seda asja, see nagu kuidagi nagu hägustub natuke ja siis sa vaatad need suuremad trendid, ega seal nüüd nii palju midagi ei muutu, et need on üldjuhul samad ja siis need mingisugused moeröögatused tulevad ja lähevad seal. Aga kui sa nüüd vaatad tagasi seda kogu perioodi ja jätad kõrval selle majanduslanguse ja need majanduse, kas on olnud mingid teemad, no see natuke nimetasid sellised niši teemast, aga et kui sa võtad just passwordi, kus on kõige nagu halvem, et sa oled nagu arvanud, et nüüd tuleb, on ju. Ja tõesti ei ole mingi majandusküsimus ja tegelikult inimesed ei tulnud selle pärast, et ikkagi nagu see peateema nagu ei kõnetanud järelikult. Mingid väga suuri selliseid ebaõnnestumisi ei ole, et võib-olla see rohe teema mõni aasta tagasi ei olnud nii populaarne, kui me arvasime, et ta oleks. Kas sa olid siis liiga vara sellega või? Mulle tundus, et ikkagi turunduse kontekstis ma ei tea, kas ma olin liiga vara või liiga hilja, aga see nagu ei kõnetanud nii paljusid. Ma arvan, et seal ei olnud nagu sellist nagu hädavajadust või ütleme sellist, et tunne, et turundajad ei arvanud, et nüüd just ma tahaks sellel teemal midagi teada saada, et see võib-olla ei olnud nii oluline. No ma mõtlengi, et kui sa oleks nüüd teinud see aasta või järgmine aasta seda äkki oleks. Ma ei tea, see praegu on üldse roheteemadega siin mingil määral tagasi, ütleme roheteemade kohta muidugi tahaks öelda, et see kuidagi nüüd kliima soojenemine nüüd oleks mingi moega seotud, et see on ikkagi väga reaalne asi, aga kas sa oled vältinud ka mingid teemasid, ma ei tea, vaata see DEI nagu, mis oli siukene võrdsuse nagu teema, mis Ameerikas oli ju juhitud nagu viimast 4 aastat väga tugevalt, kas sa nagu vaatasid, võiks sellel teemal teha ja kaasata või sa pigem nagu vaatasid, et äkki ei ole nagu kohalik turg valmis? No ütleme niimoodi, et eks ma nüüd viimased paar aastat ei ole Cannes'is käinud, aga ma vahepeal ma arvan, et mingi umbes 10 aastat järjest käisin seal enam-vähem iga aasta ja siis ma vaatasin neid Cannes'i teemasid ja esinejaid ka ja siis ma mõtlesin, et ikka väga suur osa Cannes'i ettekannetest sõna otseses mõttes vilistataks meil välja. Et ütleme seal, kui sul tuleb mingi suure Ameerika korporatsiooni, sa võtad mingi ma ei tea, Procter & Gamble'i mingisugune turunduspealik rääkima, et ta tegelikult on poliitik. Ta räägib ikkagi kõiki neid sõnu, inclusion ja diversity ja kõik need sõnad, eks ole. Ja tal see ettekanne on ikka põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, nagu mingi presidendikandidaadi ettekanne. Ega ta ei räägi sellest, kuidas rohkem pesupulbrit müüa. Ta ikka räägib, et kuidas maailma paremaks muuta. Et ta on liiga korrektne ja ei ole liiga praktiline nagu. Just, ja et ta on nagu liiga poliitiline ja liiga palju, ütleme, see maailma paremaks muutmise aspekt on seal domineeriv, mis tegelikult Eesti turundaja on nagu jalad maa peal, et ta on ikkagi nagu reaalselt praktilisem, ma arvan, et Eestis üldse nagu on tolerant sellise vahu suhtes või sellise poliitilise jama suhtes. Ma kohe küsin siit, on ju, et publiku suhtes kindlasti nagu see, mida ta ootab, on ju. Aga kas sa tunnetad seda, et sul ülesastujad, just Eesti nagu, ütleme siis ülesastujad, kas nad on läinud poliitilisemaks või et nad ei julge enam väga öelda, et just potentsiaalne probleem ettevõttel, potentsiaalne probleem äkki saan veel lahti ka või? No ja siin selgelt on näha, et börsiettevõtetes ikkagi nad on päris ettevaatlikud ja et ega börsiettevõtte puhul tõenäoliselt see esitlus läbib seal ikkagi mingisugused mitu filtrit ja seal nagu mingid väga radikaalseid seisukohti ei ole. Et seetõttu nagu, ütleme, ikka kõige põnevamad on pigem sellised natuke väiksemad sellised mässaja tüüpi ettevõtted, kus kaotada pole. Kus midagi pole kaotada, kus nad peavad nagu tegema teistmoodi asju ja seal on nagu, ütleme, need on kindlasti põnevamad.
palju see mõjutab, ma olen näinud, et noh, nagu ka konverentside süsteem, et mingi vend saab valmis oma raamatuga ja siis ta paneb mööda maailma ringi, et kas see on umbes nagu kangaste tootmine, et mingi kangas läks nüüd tootmisesse ja siis see tuleb järgmine. Ja eks neid on noh, järjest rohkem ka on neid pakkumisi, kus siis mingid esinejad ise juba pöörduvad, et tahaks tulla esinema, et ma mäletan, nagu ma olen 21 aastat Buzzwordide kavasid teinud, et mul isegi meenub see, et päris esimene, noh, et umbes 20 aastat tagasi, siis kui sa kirjutasid eriti USA-sse, siis sa nagu mainisid, et Estonia ja siis on mingi we are independent country või midagi sellist, et sa nagu pidid natuke laiendama, et mis asi see on ja siis oli ikkagi ma mäletan tegelikult nagu see, noh, selline päris naljakas juhtum oli aastal, ma arvan, see oli 2003 või 2004 ja meil oli Leetu, me saime ühe Briti esineja ja kõik oli juba kokku lepitud ja siis me äkki saime aru, et ta mustanahaline. Ja me päris tõsimeeli mõtlesime, et pagan küll, et kas me ikkagi Leetu julgeme saata mustanahalist esinejat, et see on nagu hämmastav küll, see ei olnudki nii kaua aega tagasi, aga huvitav, et nagu niimoodi see mõte käis jah, et see on nagu päris veider. Aga kas noh, oli sul alguses, ma kujutan ette, et just alguse poole oli raskem ka saada neid välismaa esinejaid, et nad vaatasid, kes te olete, mis te tahate? Muidugi oli raskem ja siis me üldjuhul ka ei saanud neile maksta esinemise eest ja nad ei julgenud siia tulla, nad ei teadnud ja nii edasi, et ega noh, tegelikult see, et väga paljud noh, mul oli, kuna ma olen ju konverentsi teinud ka palju suurematel turgudel, et siis tegelikult see, et Eesti paljude jaoks ütleme, noh, nad ei näe mitte mingisugust äripotentsiaali siin, et kui nad muidu hea meelega, noh, eriti ma olen paar korda Hiinas teinud konverentsi. Sa mõtled just oma nagu väljaannete müümise mõistes? No just jah, et ta kui mingisuguse suure agentuuri tähtis tegelane, et ta, ütleme, kui sa ütled talle, et sa võid esineda Shanghais või Tallinnas, et siis ta nagu mõtleb, et okei, Shanghais, et seal on mingisugune äripotentsiaal, et äkki ma saan mõne kliendi sealt või midagi. Et Eesti puhul nagu seda momenti, et nad näeksid mingisugust konsultatsiooni mõistes ja et mingit ärivõimalust, et tulen Eesti, sest väga palju see konverentsi esinejad, no mis see motivatsioon on, et ta kas saab raha selle eest, eks ju, ta näeb mingit ärivõimalust, et noh, et ta teeb ennast tuntuks, saab mingit kliente või ta lihtsalt tahab reisida. Et üldiselt ongi nagu 3 asja, mille pärast keegi kuskil esineb. Aga mitte otseselt oma nagu raamatumüügiga, et see raamatumüük on ka mõnes mõttes selleks, et ta saaks konsultatsiooni teha. No, raamatumüügiga on see, et raamatumüük on üldjuhul autoritel ei ole otsest huvi raamatumüügi vastu, sest raamatumüügiga tegeleb kirjastus. Ja seda siis peaks korraldama kirjastusega, kui ütleme sina näiteks või mina kirjutaks, ma ei tea, mingi suure Wiley kirjastuse jaoks äriraamatu, siis see, kas seda raamatut minna tutvustama kuskil Uruguaysse, eks ju, otseselt ei puutu meisse üldse, see on kirjastuse asi. Et tegelikult selle autoril ei ole nagu nii, noh, okei, ilmselt tal on küll mingisugune läbimüügi boonus, aga see ei ole küll nii otseselt seotud, et teda see nagu väga... Aga millega nendest 3 sa siis võlud neid siia regiooni? Kuidas kedagi? Et oli ka aegu, kus sai võluda sellega, et kellegi mingi ameeriklane tuli siia sellepärast, et tema esivanemad olid Lätist pärit või me leidsime selliseid seoseid. Aga see on üldiselt, kuidas keegi. Aga on see lihtsamaks läinud või ei ole midagi muutunud selles? No selles mõttes on lihtsamaks läinud, et nende leidmine on lihtsamaks läinud, et ikkagi LinkedIn ja need muud kanalid, et noh, omal ajal noh, Google oli olemas ikkagi siis ka, aga põhimõtteliselt nagu nende leidmine on ikkagi läinud nii palju, ütleme see valik, kelle hulgast valida ja see on nagu läinud palju. Kas seda verifitseerimist, et aru saada, kas ta üldse lava peal hakkama saab, seda nüüd teedki nagu põhimõtteliselt YouTube'i kaudu? No YouTube'ist, noh, seal on nagu mitu asjat, on YouTube, sa näed, kuidas ta esineb, siis noh, ütle, veerub üks lugu, kusjuures jällegi selline pisut nagu piinlik võibolla, et üks esineja reaalselt, tal oli väga nii-öelda suur probleem nagu hambumusega või hammastega, et põhimõtteliselt videost isegi võis jääda mulje, et tal polegi hambaid. Ja noh, tal muidugi olid, aga noh, mingisugune värk oli seal.
ja tal oli ka üsna halb diktsioon, et ta oli küll raamatu autor ja muidu väga lugupeetud tegelane, aga siis ma kohtusin temaga Londonis ja tegin taga isegi mingi video ja siis ma küll mõtlesin, et issand jumal, et kuidas sa lased lavale? ja ütleme niimoodi, et ega see mingi suur õnnestumine ei olnud, aga no, ma ei saanud ka midagi teha, aga noh, et seal võib olla mingid sellised asju ja mõnel vahel on väga jube aktsent, eks ole, et ta lihtsalt ei saa aru, mis ta räägib. Et noh, seda ka on paar korda ette tulnud. Aga üldjuhul ikka jah, sa nagu jah, on nagu noh, teatud ütleme rahvused või teatud sellised kultuurid, kus see esinemise selline oskus või ma ei oska öelda, aga ütleme näiteks Rootsi või Briti esinejad üldjuhul ikkagi suhteliselt kindla peale minek. Kui sa võtad mingi prantslase või ka sakslase inglise keeles rääkima, siis seal on ikka väga suur tõenäosus, et seal on olnud juhtunud, kus ta nagu reaalselt loeb maha kõnet paberi pealt või on tal lihtsalt jube aktsent või ta on kohutavalt kuiv, et see ütleme selline meie publikule sobiv stiil, et kuidas ta räägib ja kui elav ta on ja kui nii-öelda vabalt ta räägib, et see on nagu Skandinaavias ja UK-s, Hollandis, see on nagu parim. Ameerikaga on nagu teine asi, et nad kipuvad olema, ütleme, nad absoluutselt ei tunneta konteksti, nad tuleb täiesti vabalt küsida, et ma ei tea, do you know what Coca-Cola is või midagi sellist, et nad nagu üldse, ma pärast küsin, et kas sa nagu solvasid seda publikut, et ei, et see on nagu, ma olen viisakas, et ma hakkan siin, ma ei tea, Coca-Cola ei olnud selle, konkreetselt oli näide, oli iPod või iPad, ma ei mäleta, iPodist, kui tuli välja Apple'i iPod, see oli juba levinud ja siis keegi küsis, et kas te teate, mis see on, eks ju, kas sa tänaval ei näinud, et kõik käisid ringi, valged, need nupud kõrvas. Ei, no ma lihtsalt viisakusest küsisin, aga inimesed solvad, et sa tuled USA-st siia ja mõtled, me oleme mingid metslased, et me ei tea midagi, et no selliseid asju võib nagu ameeriklastega ette tulla. Kui sa neid oma kavasid teed, kas sa oled vaadanud või hoiad sa mingit protsenti, et nii palju peab tulema väljast ja nii palju sa võid Eesti seest nagu lasta? Ei, noh, ikkagi suuremal konverentsil on mingi 4, 5, 6 välismaalast ja siis kohalikud, et selline hea, et kusjuures väga sageli on selline olukord, et me ju analüüsime tagasisidet ka, et väga sageli on niimoodi, et see nii-öelda kohale tullakse välisesineja pärast või noh, see on see magnet, aga tagasiside on hea tagasiside saab hoopis keegi, keda ei osanud oodata, eks ole, selline üllataja. Palju sa leiad nagu aastast, vaata meil on ka sellised teada-tuntud turundajad, kes käivad nagu tihti, noh Multer, sa oled Multerit palju kasutanud, eks ole, ta ongi selline värvikas tegelane, pluss ta on nagu moderaatori rollis olnud, aga et kes on palju käinud ja siis, et sa leiad selliseid täitsa uusi, et tegelikult tuleb välja, et tegelikult oli super hea, eks ole. Ja iga aasta ikkagi mõni selline üllatus, uus üllataja on ka, aga ütleme niimoodi, et selgelt on mõned, vahepeal on olnud nagu teemaks, jätkuvalt on see, et miks on turunduses vähem, aga muudes valdkondades, juhtimises eriti. Jällegi öeldakse, et äripäeva mingi äriplaani konverents, et mingi 10 meest, 1 naine, eks ju. Et kuidas nii võib. Turunduses õnneks on kuna naisi on rohkem ametis, siis seda väga hullult ei ole, aga ikkagi naisesinejaid on üldiselt palju raskem saada esinema, sellepärast, et nad võtavad seda asja tõsisemalt kõigepealt, mehed on tihti nii, et nad lähevad nii-öelda mütsiga lööma, et küll midagi ikka räägin. Et see on üks asi, siis teine asi on see, et kui mees tuleb esinema, siis ta hommikul tõuseb voodist üles, nagu käib turssil ära, tuleb esinema. Ja naised käivad juuksuris, lasevad uue kostüümi õmmelda, kõik see pool on ju. Ja siis ka selline ebakindlus, et kas ma nüüd olen ikka piisavalt hea, eks ju, et väga sageli mul on juhtumeid, kus ma võtan ühendust mõne konkreetse naisesinejaga ja siis ta ütleb, aga ei, ma ei tule, aga ma soovitan sulle hoopis paremat firmast, kes on mees, et tema teab palju rohkem, ta on nagu kauem tööl olnud ja niimoodi, et selline ebakindluse moment ka, aga kus me nüüd olimegi jutuga, et kas üllatuslik uusi esinejad, jah, et ikka õnneks neid tuleb kogu aeg, aga mõnedele lihtsalt meeldib esineda, mõni on hea esineja ja sa võid teda enam-vähem alati kutsuda ja sa tead, et ta meeldib publikule, isegi kui ta räägib sama juttu, eks ole, ikkagi ta saab hea tagasiside ja siis on mõned
keda sa nagu hullult nagu moosid mitu aastat ja ta ei taha tulla ja siis kui ta lõpuks tuleb, saad aru, et tegelikult ta lihtsalt ei sobi sinna, tal laval ei meeldi olla või ta ei tunne ennast hästi. Aga ütle mulle seda, et miks on nii, et meil nii palju naisi on nagu turundusvaldkonnas, see on tõsi ju, kui sa vaatad oma piletimüügist ka, eks saalid on täis, et mulle üks ütles, ma küsisin ka ühelt, ta ütles, et turundus on ju niisugune pehme valdkond, siis ma hakkasin mõtlema, kas tõesti või? Ma ei tea, miks turunduses on naisi rohkem, eks see igal pool ei ole niimoodi, ma mäletan, kunagi käisime Soomes ühel turunduskonverentsil ja siis seal oli nagu, olid sellised ruudulise pintsakuga mehed ja halli pintsakuga mehed olid valdavad ja Eestis olid siis just sellised 27-aastased naised, et see oli nagu hästi suur kontrast. Ma ei tea, miks on, ma arvan, et eks see natukene sõltub sellest, et kui juba nagu on ees palju naisi, et siis järgmised vaatavad, et see sobib neile rohkem, et see on nagu mingil määral selline lumepalli efekt ka. Aga spekuleeriks sellest, äkki see on ikkagi sellest, vaata, me tulime natuke teisest kohast, kui soomlased tulid, on ju. Ja see sama B2B näide näiteks, on ju, et põhimõtteliselt sellised esimesed suuremad turundusasjad olid ju kõik ütleme, et valdkonnad, mis olid näha, toidud või tööstuskaubad nii edasi, on ju. Kui sa tulid sealt Vene ajast ära, eks ole, noored hakkasid minema, siis nad vaatasid võib-olla mehena nagu mingid asju nagu, ma ei tea, müük või mingi finantsid, et natuke rohkem sellised tugevamad nagu vaadata. Ja mul on selline tunne, äkki sealt tekkis siis see, et et naisterahvad vaatasid, turundus on majanduses päris hea selline, et ma võib-olla sinna võin minna. Ja nüüd see on kuidagi sealt, nagu sa ise ütled, on vaadatud, et ees juba on palju, et võiks minna, pluss selle B2B mitte nii tugev nähtavus, kus nagu selgelt võib-olla nagu, ma ei ütle ka, et naistel-meestel mingi suur vahe on siin, aga et võib-olla mehed nagu leiavad ennast seal rohkem, et mingi tööstuskauba müük, eks ole. Ja eks on valdkonna spetsiifiline ka muidugi, et ikkagi sellistes B2B, ütleme, mingites tööstusvaldkonnas on mehi rohkem ja müügis on mehi rohkem, sellepärast võib-olla ka, äkki siin on see palgateema ka, et müügis on võib-olla väga suur osa sissetulekust on tulemustasul, ehk et see on ebakindlam, eks ole, risk on suurem, üldjuhul mehed nagu on riskialtimad kui naised, võib-olla naised eelistavad stabiilsemat tööd, turunduses jällegi on ikkagi selline põhipalk olulisem ja võib-olla müügis vähem olulisem, selline kõikumine suurem, et võib-olla see on üks asi. Aga see on spekulatsioon. Muidugi ma võiks hakata küsima iga ühe käest, kes nagu tuleb laua taha, et miks see nagu et miks see nii on. Ütle, mis see kõige suurem konverents on, kus sa oled produtseerinud sisu või konverentsi ennast, palju neid publikuna on olnud? Kõige suuremad konverentsid toimusid siis, kui Password oli koos Kuldmunaga. Ja see toimus siis Saku Suurhallis paaril aastal järjest, see oli äkki oli 2011-12 midagi sinna kanti ja siis oli meil vist kõige suuremal evendil oli 1000 inimest midagi sinna, Saku Suurhall oli põhimõtteliselt puupüsti täis. Ja see oli siis koostöös reklaami, siis oli Eral veel selle tuli eelkäija nimi. Kas sa tunnetad, et sellise suurusega publikule saata inimese ette versus, ma ei tea, 100 inimesele on vastutus hoopis teine või? Ma ei tea, ausalt öeldes sa potentsiaalselt kulutad 1000 inimese aega versus 100 inimese aega. Ütleme, selle 1000 inimese ürituse puhul muutub see, mis laval toimub, palju vähem oluliseks kui väikse söögilogistika ja kõige. Sellepärast, et kui on 1000 inimest koos ja ühest valdkonnast, siis see energia, mis tekib juba see, et sa näed oma vanu tuttavaid, sul on nii palju omavahel suhtlemist ja lava saab nagu suhteliselt vähem tähelepanu. Samas, kui sul on mingi väiksem event, siis see, mis toimub laval, on palju olulisem ja tegelikult ma nagu vahel ise ka esinedes tunnetan seda, et kui sa oled suurel laval, näiteks seal saamas Saku Suurhallis, sulle paistavad kõik need tuled näkku seal, sa ei näegi saali õieti. Ja see ei ole üldse nagu nii-öelda hirmus. Aga kui sa esined väikse seltskonna eest, mingisugune ongi klassiruumi täis, kes sulle kõik vaatavad silma sisse ja sa nagu oled neist paari meetri kaugusel, eks ole.
ja siis, kui tekib mingi halb energia, nad ei saa su naljadest aru või midagi, et siis see on palju õudsam tunne tegelikult. Et nagu esinejal endal, eks. Ja ma ütleks, et esineda on mingis mõttes nagu suurem vastutus ja raskem väiksele rohkem pühendunud auditooriumile kui suurele massile, kes on anonüümsed. Sellega ma isegi nagu nõustun, sest vaata, kui ma õpetan iga nädal on ju seal mitmeid kursuseid, siis on tõesti see, et sul on seal 30-40 inimest on ju, ja see on intiimne olukord, sa nagu suudad nagu näha, et kas sa engage'id neid selle jooksul või mitte ja sa tahad seda teha, on ju. Versus kui sa lähed sinna suuremate ette, siis sa tõesti ei näe seal, esimest rida võib-olla näed, eks ole, mis nad seal teevad. Ja sa oled nagu enam üksi laval, et eks sa nagu väga selle publikut ei tunnud seal. Oma see nagu performance, mis on. Sa ütlesid ka varem, et kas on ikkagi, et inimesi köidab rohkem see nagu esineja isiksus, kui isegi see teema, millest ta nagu räägib. Jaa, absoluutselt. See, milline keegi välja näeb ja kuidas ta esineb, on kindlasti on palju olulisem kui see, mida ta räägib. Ma mõtlen tagasiside koha pealt, et ikkagi ma olen vaadanud seda, et kõige paremat tagasisidet saavad ikkagi sellised hästi artistlikus mõttes esinejad, kes näevad ise lahedad välja, kes räägivad hästi, peavad seal, ütleme need artistlikud võimed, kuidas ta seda lava valitseb, kuidas ta räägib, kõik need pausid ja hääle dünaamika ja kõik see on hästi oluline. Ja see sisu, ma ütleks, on isegi vähem oluline, sest vahel ma olen proovinud nii-öelda sellised gurud, kes on siis nagu suure raha eest tulevad esinema ja on igal pool maailmas saanud väga head tagasisidet, siis toome ta siia, saab ka väga hea tagasiside ja siis sa mõtled, mis ta siis nagu ütles, et ta tegelikult ütleb suhteliselt selliseid nagu banaalseid tõdesid võib-olla. Ja küsimus on just, kuidas ta neid ütles. Aga kui ta ütleb seda nagu hea intonatsiooniga ja ise näeb ka nagu äge välja ja suudab nagu, et see on nagu ma ütleks isegi nagu tagasiside mõttes tähtsam ja vahel mõni selline, kes on väga olulise sõnumiga või väga hea, ütleme, sisuline esineja üldse seal on ka niimoodi, et asjatundjatele ta võib väga meeldida. Ütleme niimoodi, et minu jaoks on selline huvitav näide oli Byron Sharp. Ja ma just tahtsin tema juurde. Et Byron Sharp, kes minu arvates nagu võib-olla on tänapäeva turunduse maailma nagu kõige suurem, ütleme kõige tähtsam tegija. Või top 3 siis. Ja ta ei ole esinejana üldse, nagu ta on suht introvertne inimene, eks ole. Ta oli sul Saku Suurhallis. Ta oli Saku Suurhallis ja nagu ega ta ei saanud mingit eriti head tagasisidet. Selline täitsa nagu keskmine jah. Et tegelikult ikkagi nagu Austraaliast tuli siis siia maailma nagu tipp tegija. Aga nagu siuke eks ole. Nii, aga miks ma tahtsin tema nime just ja küsisin, et vaata, et kas sa tajud seda vastutust, et sa tood suurele, kas sa teed oma tööd nagu missiooniga, selles mõttes, et jah, see on nagu äri, see on selge sissetulek ja nii edasi, aga et kas need inimesed, keda sa valid, kas sa mõtled selle peale, et ma toon uut teadmist siia turule? Jaa, absoluutselt, et ma olen nagu täiesti teadlikult ma olen ise nagu mõtlen, et see on nagu oluline asi, mida peaks tegema, et kui ma tooks ainult klounid lavale nii-öelda, ütleme klounid siis, artistid, et see pole nagu see, et tuleb leida selline hea tasakaal, et on mõni kloun, eks ole, kes rahvast lõbustab siis või on selline artistik, aga kindlasti peab seal ka mingisugune sisuline asi olema, isegi siis, kui ta väga ei meeldi. Aga ta osadele siiski läheb korda, eks ole, et ma tean, et see sama Byron Sharpi puhul ka, eks ju, keskmine hinne tagasisides oli suhteliselt kehva, aga samas mõned minu arvates olulised tegijad turundusmaastikul tulid pärast ütlema, et kuule, nagu ma olen 100% nõus, et sa tegelikult mõjutasid selle toomisega päris paljude tippturundajate mõtlemist. Sellepärast, et nemad avastasid siis, osad võib-olla ei kuulnud tast, on ju, aga väga paljud ikkagi avastasid sellel momendil, et see lähenemine on see, mida ma nagu vajan. No just. Ja see tegelikult muutis ka hiljem tema nagu käitumist, mille peale mõned partnerid nagu said vähem tööd ja nii edasi, et see on nagu üks näide, mida ma ütleks, et nagu täiesti ongi mõjutanud see, mida sa tegid tegelikult. Teine tegelane, keda ma olen korduvalt toonud, on Peter Field koos Les Binega, kes on tegelikult selle turundusefektiivsuse selline nii-öelda ka käilakuju. Absoluutne liider, eks ole.
et tema vist isegi 3 korda käinud või 2 korda kindlasti, 2 korda Field ja 1 kord Binet vist niimoodi on. No siis Rory Sutherland nagu absoluutne. Ma just täna kuulasin jälle ühte intervjuud temaga. Kusjuures nagu Rory'ga oli selles mõttes hämmastav lugu, et ta vist jätkuvalt töötab Ogilvy's, eks ju, ja siis kui ma Rory siia tõin, siis ta nagu ütles ka, et Ogilvy Tallinnas ja ta elas Radissoni hotellis, ta isegi paistis aknast Ogilvy logo taevase ja siis ma nagu taevase inimestele ütlesin, kuule, et teate, et Rory on siin, et ta tahab teile külla tulla. Meil ei ole aega praegu, et meil on mingi pitch käib. Ja ma mõtlesin, kas tõesti saad aru. Aga lõpuks nad ikkagi võtsid ta vastu, ja kõik läks hästi, aga ma mõtlen see esialgne reaktsioon, et ma mõtlesin, et see on nagu mingi aasta sündmus nende jaoks, et kujutas, ma tõin Rory teile. Praegu ei saa, eks. Et seda ka aeg-ajalt tuleb ette jah, aga no see on paratamatu ja no siis mõni see Gary Veed ei ole mõeldud tuua või? Gary Vee on esiteks liiga kallis, teiseks ma ise ei ole väga suur fänn, et ma olen teda kusjuures näinud ka Cannes'is laval esinemas, lausa esimeses reas istusin, et ta tegelikult mõjub laval palju lahedamalt kui videos, et ta on selline. Aga ta on lihtsalt liiga kallis selle. Ta on liiga kallis jah, kuigi ta on nagu väga karismaatiline, tuleb tunnistada ja, et aga Mark Ritson käis, kes on ka nagu päris suur nimi ja tema on selline ütleme, ta on väga selline ütleme intrigeeriv, et tal on nagu väga sellised ütleme kohati isegi jäigad seisukohad, eks ole, et tema on olnud selline võib-olla ka üks olulisemaid esinejad, kes on siin käinud. Ma küsin seda korra, et lavale sa lased ka vahel, eks ole, keegi, kes toetab, on ju. Ja siis on alati see küsimus, et liiga nagu müügikõne oli sealt lavalt ja jälle sa võtad minu aega. Kuidas sa üldse suhtud sellest? See on ka nagu sisuturunduse üks. No ta on ja see on nagu hämmastav. On see, et kui jällegi minna Cannes'i või kuhugi sellisesse kohta, siis suurtel konverentsidel maailmas, kui on mingi suure ettevõtte, ütleme, ma käisin ühel, sa vist oled ka DMX-kol käinud Kölnis, eks ju, ja see on tasuta üritus, seal on ka mingisugune 20 või 30 000 osalejat ja ma käisin seal eelmine aasta. Ja vaatasin ka, et kes seal on Microsoft ja Sony. Ta päris tasuta ei ole, aga ta on üliväike summa. Ja 30 eurot. Just aga et seal olid kõik mingi Microsoft ja Netflix ja kõik nende nagu siis Euroopa bossid või maailma bossid. Ja siis ma mõtlesin ka, et vau, et nagu äge asi. Ja siis see boss läheb lavale, ta nagu see on nagu kõige rämedam müügipitch, mis saab üldse olla. Ja rahvas vaimustunud, kõik plaksutavad, kõik pärast võtavad järjekorda, et saaks temaga midagi rääkida. Kui ma laseks sellise tüübi meil lavale, eks ju, kes Netflixi boss tuleb ja lihtsalt räägib, et mis tal selle hooaja kõige nagu kuulsam või vaadatum seriaal on või nagu inimesed tahavad mingit teadmist saada, et tegelikult nagu seal on see asi, et meie publiku selline valulävi või tolerants sellise lavalt müügi suhtes on väga madal, et mujal maailmas palju julgemalt seda teha. Meil seda eriti ei kannatata välja ja alati, kui keegi läheb üle piiri ja hakkab liiga palju müümast, ta saab kohe halva tagasi. Aga vaata, seal on Scanni või seal sama Demexco, ma olen sealt saanud väga häid asju, näiteks Shopify tegi tolle hetke Sharksi Jimmy nagu asutajaga, super asi, nagu räägib oma sellest on ju. Et vaata, sellist formaati hästi palju tehakse, et ettevõtte tutvustab kedagi, on ta siis mingi meelelahutusvend või nii edasi on ju, ja lasebki nagu selle story ära rääkida, need on hästi nagu siuksed köitvad tegelikult. Ja, aga meil on ikkagi kahjuks see, et väga paljude jaoks, et kui ta saab lava aega, siis ta mõtleb, et ta peab selle 10 või 20 minutiga nagu toote ära müüma. Toote lugema kõik selle spetsifikatsioonid ette ja müüma, et tegelikult kahjuks seda väga ei tunnetata, et tegelikult see ei ole koht, kus seda teha. Aga kas sa ära ei saa rääkida ennem või? Tead, ma olen isegi jõuga võtnud slaide maha esitlustest ja niimoodi, et nii ja naa, aga suht raske on seda teha, et ainuke viis seda kuidagi moodigi kontrollida on mitte lasta teha ettekandeid, vaid lasta teha mingit vestlust. Mida sa ise juhid? Jah, moderaator. Kui suur on üldse moderaatori roll kogu selles protsessis? No seal on mitu asja, üks asi on see üldine meeleolu hoidmine, et tegelikult see on päris oluline, kui moderaator nagu, vaata väga sageli on niimoodi, et sa vaatad selle ettekande ära, ma ei tea, vahel on ju filmiga nii või teatri etendusega,
sa lahkud sealt segaste tunnetega, kas oli nüüd hea või ei olnud. Ja siis kui pärast keegi ütles, noh sinu jaoks autoriteetne inimene, et kuule, parim, mis on viimasel, et see kuidagi kinnistab, siis sa võtad selle seisukoha lõplikult. Ja moderaatori roll natuke on sama, et kui moderaator pärast ettekannet ütleb, et kuulge, et see oli ikka nagu väga kõva asi ja mina enda jaoks sain selle teise ja kolmanda siit. Et see tegelikult on väga tähtis, kuidas see, nagu see mulje lõpuks jääb. Aga sa oled aastaid, eks ole, ise nagu juhtinud ja nüüd viimased aastad on sul tegelikult olnud ju, sa oled siis leidnud nagu õige inimese Passwordile. Mihkel Raud on olnud nüüd, see aasta tuleb Mart Normet, et see on miks sa ise nagu ei taha enam olla või? No ma ei taha nagu nii-öelda olla veigimas igas pulmas, eks ole, et eks ma vahel ikka teen seda ja võib-olla kunagi veel. Aga jah, ja teiseks on puht nagu korralduslikult, et kui mina vastutan, et need inimesed kõik lauale tuleks ja mul on olnud, ütleme, olukordi, näiteks kunagi Passwordil Tartus oli ka üks välisesineja, pidi lavale tulema mingi pool tundi enne, teda pole. Siis ma helistan hotelli, küsin, kus sa oled, et tead, ma andsin enda ülikonna pressida ja seda pole tagasi toodud, et mul ei ole midagi selga panna. Ta oli andnud siis oma ülikonna seal hotellis vist pressida või midagi, oli nii-öelda aluspesu väel seal oma toas ja pidi lavale minema. Ja siis ma ajasin mööda seda hotelli, seda tema ülikonda taga ja et siis samal ajal ei saa modereerida, eks ole. No jah, samal ajal ei saa modereerida, et see on, ütleme, seal on see asi, et ma olen nagu tajunud seda ära, et kui ma pean moderaatorina samal ajal nagu jagelema sellega, et väga sageli lendude, koogi lennud hilinevad. Mul mingi esineja tuleb, peaks juba maanduma, ei ole maandunud, kus see lennuk on, kas ta üldse väljus on ja. Et kui ma samal ajal pean telefonist vaatama, et kas see on välja lennanud ja kas see on Tallinnas maandunud ja kõik ja siis veel asjalikku vestlust kellegagi pidama, et seda on nagu liiga palju. Aga ma olen kogu aeg mõelnud, vaata, et sa oled sellises valdkonnas, mis on siuke hästi nagu performance-based asi, et kindel kuupäeval, kindel ajal pead olema, siis saad kui haigeks jääd. Et vaata, esineja jääb haigeks, et on üks mingi slot, et mitte asendad. Ikka jääb haigeks. Aga ma mõtlen sina moderaatorina. Et kui mina haigeks jääb, no eks ma pean kellegi asendaja leidma, et see ei mõtle, see on päris suur äririsk tegelikult, sul on nagu umbes aasta üritus on ju Ei, no muidugi on ja samamoodi on suur äririsk, kui on sul nagu nii-öelda meil ei ole nii peaesineja kesksed üritusi, et vahel on nii, et ongi mingi üks staar ja siis ülejäänud kõik nii-öelda soojenduse esinejad. No nagu Soomes tegelikult, seal on ka paar suurt nime, eks ole, selles, mis ta on see business. Nordic business, jah. Ja ei, no seal on kindlasti need riskid, ega selle vastu midagi teha ei saa, et näitlejad jäävad haigeks ja lauljad jäävad haigeks ja ega seal nagu võid mingi kindlustuse teha, aga see kindlustus on nagu mõttetult kallis ja no siis on variandid alati see, et kas sa saad teha mingi video kaudu, mis ei ole nii hea, aga ikkagi ajab asja ära ja siis on mingi umbes second best selles valdkonnas esineja. Ja vahel on ka niimoodi, et lihtsalt siis kuna ma üldiselt teen kavasid niimoodi, et ma teen suhteliselt tihedad nad, et on üsna lühikesed ettekanded, palju esinejaid, siis tegelikult kui üks vahelt ära jääb, kes ei ole tõesti nii kriitilise tähtsusega, siis ei juhtu, seal kava saab nad niimoodi nihutada, et see 30 minutit päeva peale jaguneb niimoodi ära, et tegelikult saavad teised natuke rohkem aega ja saab hakkama. Kuule, lähme korra sisuturunduse juurde, et natuke juba puudutasin selle lava peal, aga et ettevõtjad hästi palju, see on nagu soositud suund, et jätame selle nagu otseselt nagu makstud pinna eraldi, kuigi sisuturundus kui makstud versiooni olla, aga just, et me nagu rohkem proovime oma narratiivi välja viia, et see klassikaline PR, kus sa ikkagi oled hästi palju sõltuvuses seda, mida siis ajakirjanik peab selleks uudisväärtuseks või mitte, aga et sul on endiselt vaja, et kuidas sa üldse sellesse vaatad, et see on nagu selgelt viimasel aastatel hakanud tohutult tõusma, sisuturundus nagu valdkonnas suur teema ja kui ma teen siin intervjuusid, ma nagu saan aru, et kohati on see nagu ei kellegi maa, et klient ei taha seda ise nagu teha, et see on suur töö ja siis klassikaline reklaamiagentuur ütleb, et see on nagu rohkem PR on ja PR ütleb, et see on nagu rohkem nagu et see ka nagu ei ole, et mis sa sellest puntrast praegu arvad? No meil on ka sisuturundusele spetsialiseerunud agentuure ja üksikuid tegijaid, aga see on nagu suhteliselt selline, ütleme juba mõistetega on paras segadus siin, et mis see siis nagu on, et
et selline klassikaline näide on see, et ettevõte ostab siis Äripäevast või Delfist või Postimehest, ostab mingisuguse siis pinna või raadiost eetriaja, eks ole, ja siis täidab selle mingi oma sisuga, et see on selline, noh, ütleme muidu võib-olla see asi ei läheks sealt toimetuse filtrist läbi, et see on liiga promo, et siis ta raha eest saab seda, et see tema asi ilmub seal. Ja noh, ta on siis sobivas keskkonnas, eks ole, et nii-öelda autoriteetses keskkonnas ja mingi hulk lugejaid seal on nagu enam-vähem garanteeritud. No siis teine lähenemine on see, et sa teed seda nagu oma kanalis, oma blogis või oma veebis või sotsiaalmeedias kuskil ja siis üritad luua nagu väärtust, et seda tehakse hästi palju ja nagu vahelduva eduga, et noh, on sellised, kes panevad sellele nagu väga kõvasti rõhku ja siis on sellised, kes nagu teevad puhast promo ja siis need väga ütleme, minu arust ei lenda nii hästi. Aga kelle asi see on, et ega ütleme niimoodi, et see on nagu mingil määral ikkagi selline nagu paradigma muutus või mõtteviis, et reklaami inimestel, ma ütleks, et see DNA või nende instinktid on teises kohas, et reklaami inimesed ikkagi üritavad suhteliselt jõuliselt müüa, eks ole, et sa mingi formaat, mis on olemas ja sa pead ikka toote üles kiitma, eks ole, et noh, see on nagu see, mille ümber asi tiirleb, et sisuturundus on nagu rohkem ajakirjandus, ehk et sa pead asja vastu huvi tekitama ja võib-olla mitte nii jõuliselt müüma, et siis ei taheta seda enam lugeda. Ja see on nagu, ütleme, sobib rohkem siis nagu võib-olla nendele, kes on, see sobib, tegelikult seal on see teine probleem, et reklaami inimeste instinkt on see, et nad tahavad müüa. PR inimeste instinkt on see, et jällegi ma võib-olla teen kellelegi liiga, aga kui ma loen neid pressiteateid, mida ma ka ise pidevalt saan, et võtame mingi asja, valame siirupiga üle, nagu teeme nii magusaks, kui üldse saab, on ju. See ka nagu seda ei taha keegi lugeda, on ju. Et see sisuturundus peaks ikkagi pigem olema nagu ajakirjandus. Ehk et nagu minu jaoks sellise ideaalse sisuturundusmaterjali kriteerium on see, et kas ta läheks Delfisse või Äripäeva või ma ei tea, kuskile väljaandesse ka niisama sisse, et see peab olema nii hea, et see toimetus ütleks, et see on nii hea lugu, võtame see niisama ka sinna sisse. Aga see ju eeldaks sul nende printsiipide, ma saan aru, mis sa ütled, aga ma mõtlen, et see eeldaks seda printsiipide jälgimist, et justkui seal oleks mingi tasakaalust, kus ka nagu olemas, aga sa ei pea alati sisuturundusest. Ei, ta peab olema huvitav, selles mõttes ma ei räägi niivõrd sellest, et sa peaks nagu ütlema, et meie toode on hea, aga samas tal on ka need ja need puudused, noh, mis tegelikult suurendab usaldust, olgem ausad, et kui keegi ütleb, et su toode on ideaalne 10/10 ja ühtegi puudust ei ole, siis üldjuhul see ei ole tõsi, on, alati on, et tegelikult noh, sisuturundus ei tohi olla, sa peaks lähenema niimoodi, et see toode on mõeldud, on 10/10 sellisele ostjale, aga ma ei tea, kui sa otsid midagi niisugust või sul ei ole piisavat eelarvet või sa oled liiga suur või liiga väike, siis sulle see ei sobi. Et seda ta nagu ka aus ära öelda, et see nagu nendele ei sobi, aga just sellisele sihtrühmale sobib. Et see tasakaalustusmoment võiks seal olla, aga see lugu peab olema nagu huvitav, ta peab olema nagu selline, et sa tahaks seda lugeda, see on nagu põhiasi, et ta peab. Aga me ei räägi ainult loetavast, me räägime ju ka no olgu see võib olla ka video, sama lugu, et see video peab olema ka selline, et sa nagu oleks seda nõus ka nagu vabatahtlikult vaatama, et ta peab olema nii hea, et teda. Ma mõtlen selle, et ma isiklikult usun tohutult sisuturundus ja just mitte võib-olla sellesse makstud, noh, mis meie mõistes ongi seal Äripäevas kuskil see mingisugune artikkel, mis võib ka olla, aga just see, et sa teed pikka strateegiat, pakud väärtust, eks ole, ja nii palju, kui ma olen nagu lugenud ja tagasiside vaadanud, on see, et seal on üks probleem, et see tulem ei ole kohene. Ja et seal on hästi pikk vind, seal võib olla poolest aastast mitme aastani. See võib olla ja seal on nagu, no tegelikult minu jaoks ütleme, sisuturunduse selline, kui proovida seda kuidagi nagu anda see essents edasi, et mis see on, et tegelikult sisuturundus peaks olema see, et sa vastad kõikidele oma potentsiaalse ostja küsimustele. Et kui ma tahan osta mingit tarkvara, eks ole, ja ma olen see IT-juht või ettevõtte juht, et mul tekivad need ja küsimused. Ja siis ma vastan nendele küsimustele oma sisuturundusartiklis või videos või mis iganes formaadis see on. Ja neid küsimusi on suhteliselt lihtne saada, eks ole, sa saad neid küsimusi müügiinimestelt, mida müügiinimene tuleb tagasi, mida küsiti su käest. Või sa saad seda kuskilt klienditeenindusest,
tegelikult saab ka, eks ole, Google'i otsingut, otsisõnu analüüsides seda teada. Ja sa põhimõtteliselt nagu vastadki kõikidele nendele küsimustele, mida sinu ostjad, potentsiaalsed ostjad küsivad ja see ideaalis võikski olla nagu see koht, selline manuaal, kust ka kõik müügiinimesed, näiteks kui keegi müügiinimene läheb välja, tema käest küsitakse küsimus, sellele küsimusele väga hästi on vastatud meie blogis, meie YouTube'i kanalis, et siin on see video või artikkel, mis sellele küsimusele vastab. Et see on tegelikult nagu üks selline nagu võimalus seda kasutada. Ja siis juba muutub, et kuidas seda sisuturunduse investeeringut nagu siis õigustada, eks ole. Et üks asi on see, et aga mis ma arvan nagu natuke vale tee, et üritada nagu aru saada, et nii palju müüki või nii palju mingisugused liided oli selle peale. Et see on nagu lühiajaline ja see ei ole alati adekvaatne. Pikaajaline mõju, väga raske mõõta, et mis siis juhtus, eks ole, et seal on 3 aasta jooksul sa kunagi, ainuke võimalus seda teada saada on see eesti keeles ei olegi selle kohta head terminit, aga inglise keeles on see self-reported attribution, eks ole, et sa küsid inimese käest, et kust sina mis sind tõi siia? Ja siis kuule, ma mingi 2 aastat tagasi nägin sinu inimeste esinemas konverentsil, siis ma lugesin seda mingit artiklit, nägin seda videot ja siis nüüd läks veel aasta mööda, nüüd ma olen siin, on ju. Aga paljudel ei ole meeles see, aga midagi saab niimoodi teada. Aga kindlasti on seda ei saa nagu klassikalise analüütika abil teada, et sa vaatad, et kust tuli traffic minu veebi. See on liiga üks-ühene, liiga lihtsustatud. See on nagu see reklaamimudel, et sa siis näed, eks ole. Aga see on jah nagu võimalus ja siis on võimalik seda sisuturundust vaadata, aga see on ju suurepärane müügi abivahend. Et teeme müügi, vastame kõik küsimused ära ja müügiinimestel on suurepärane abivahend, nad saavad minna kliendi juurde ja koos kliendiga või eraldi öelda, et vaat siin on kõik vastused sinu küsimustele, et see on ka nagu üks viis õigustada seda investeeringut. Aga ma lihtsalt mõtlengi, et miks seda vähe tehakse, vaata, et kui ma ütlesin, et kui ma olen küsinud, et kelle laua peal see nagu, ja siis nagu öeldakse, et ise ei taha teha, seal umbes ei leiagi nagu head kohta, on ju. Et põhiküsimus on selles, et mul on nagu tunne, et turundajaid ei taha võtta pikki kohustusi. Võib-olla ta ei saa võtta. Ei, ta ei ole võib-olla töölgi nii kaua. Just, aga sinna me tulemegi, on ju, et see sisuturundust hästi teha, sa pead ka aastaid tegema seda, on ju. Ja see mitte niimoodi, mis on ka niisugune nagu, et teeme projekti korras natuke midagi. Hea küsimus on näiteks podcast praegu, on ju. See on sisuturundus. Võiks öelda nii, on ju. Lihtsalt ta on pehmem, sellepärast, et ma ei müü siin sulle kogu aeg mingit uuringut ja proovin siin rääkida, kuule, kuidas sa oma uuringut teed. Ostke uuring Kantar Emadest. just. Aga ütleme, et sa võid teha missioonipõhist sisuturundust, täpselt samamoodi, et sa nagu annad midagi kogukonnale tagasi ja kui kogukond leiab, et see on hea, siis ta võib-olla tuleb ettevõttesse ka, ütleb, et kuule, te teete ikka toredat asja, et äkki seda osa ka. Aga mis ma tahan öelda seda, et paljude jaoks on ka küsimus näiteks, et palju räägitakse podcastist, äkki teha podcast. Nii, okei, kus teha? Võin võtta ju kuskilt rentida, kogu produktsiooni, ise teha, nii edasi. Järgmine küsimus on, mida sa seal teed, aga küsimus on ka sageduses. Ja ma just rääkisin siin, meil on Maraton stuudios, kes nüüd nimetas ümber, ta on nüüd tegelenud mitu aastat podcastiga, ongi podcasti stuudio, on ju. Vist ma küsisin, palju sa nüüd kokku oled teinud, ta ütleb, et nagu 100, kui mitte juba 1000. Aga põhiline näide on see, et korraga tuleb, et nüüd teeme seeria 6 tükki. Et see on nagu see on see projekt 6 tükki. No mis on 6 episoodi? Mitte midagi ju. Võib-olla ta aitab mingi ühe küsimuse ära lahendada. Eks ta natukene selline eksperiment võib-olla on ka, aga samal ajal kui sa mõtled, et nagu siin, et te olete siin stuudio püsti pannud, eks ole, sa teed vist korra nädalas või 2 korda nädalas. Üli suure intensiivsusega. See on ju nagu, see on ikka väga kallis projekt iseenesest. See on ka tõsi. Ja teiseks väga raskesti mõõdetav on ju. Et kui palju ettevõtted on sellised, kes tänases majandusolukorras saavad endale lubada kallist ja raskesti mõõdetavat projekti. Ja küll, aga kui me võtame podcasti maha, et tõesti siin on seotud nagu produktsiooni endaga, aga võtame selle sama kirjutise. See ei nõua nii suurt produktsiooni. Aga seal on ka sagedust vaja. Seal on vaja, et sa nagu hakkad tegema ja see üks asi ei too midagi. Ja minul on selline tunne, et väga paljudel on puudu sellist nagu pikast sageduse tegemise mahust, et nad lihtsalt nagu ka kampaaniat. Aga see on ju kõikide asjadega elus niimoodi, et kui lihtne on pidada dieeti 1 nädalavahetus või käia jõusaalis 1 nädal või mis tahes muid asju teha niimoodi, et paar korda ikka suudad, on ju.
aga nüüd, kui sa mõtled, et ma teen seda nüüd järgnevad 5 aastat iga nädal, siis on see ikkagi päris suur kohustus. nii, aga kuidas on suutnud Meta ja Google tehitada olukorra, kus sa tilgutad iga nädal ja seal ongi ju niimoodi pandud, et sa ei pea ju end date'i ka panema olen. Pane, et ja ta veel soovitab sulle, et see on natuke vähe raha iga no, et ta võtab lõputult selle ära. Ja seda ometi tehakse palju. Et see raha visatakse sinna ja mässatakse sellega. No see on lihtsam. See on nagu, nad lihtsasti võtavad sul seda raha, et see on nagu väga lihtsaks tehtud. Aga tegelikult selle järjepidevusega on see, et ega igasugune, tegelikult ka need algoritmid, eks ole, et selleks, et üldse kuskil otsingus sinu sisu välja tuleks, saab mingisuguse sagedusega selle tegema. Ja samamoodi öeldakse, ma ei tea, LinkedIni kohta, et kuidas saavutada LinkedInis piisavat katvust on see, et sa pead nagu regulaarselt seda tegema, eks ole. Ja see regulaarsus on mingil määral algoritmide jaoks usaldusväärsuse näitaja. Et see tüüp, kes suudab seda regulaarselt teha, järelikult on usaldusväärsem kui see, kes teeb seda nagu ajutiselt, on ju. Aga kui sa nüüd vaatad oma toodet, et sul on nagu huvitav toode, mis on mingi konkreetne üritus mingil ajal ja siis on aasta pärast. Isegi kui sa teed teisi üritusi, nad on nagu teised asjad. Kuidas sina seal sellele ehitad üles oma seda? Praegu me näeme, te teete palju nagu sisuturundus poole pealt seda samat best marketingis, et intervjueerite neid nagu baitidena ette, näed niisugune tutvustus, mis on tulemas, aga kui sa võtad, et sul on aasta vahet selleks järgmiseks, kuidas sa nagu üldse, või sa oledki nagu valimistesse nagu suhtud, ei, siin ikkagi, 3 kuu pärast tuleb. Best marketing ja tegelikult see marketing Parroti loogika on ikkagi sama, et meil on see mingi hulk inimesi, kellega me suhtleme aasta ringi ja kes saavad seda, nii-öelda me püsime neil meeles. Ja kui see üritus juba jõuab lähemale, siis lähevad need sõnumid rohkem selle üritusega rohkem nagu seonduvaks, aga aasta ringi ikkagi me kuidagi hoiame neid oma infoväljas ja selles mõttes see ei pea. Aga kui ma nüüd võtaks näiteks best marketing on sul äripäeva küljes, see on äripäeva toode ja tõesti nad teevad seda sisuturundust ja kõik see muu on nagu arusaadav. Kui sa võtad oma Parroti, kus sul on eraldiseisev toode, aastas korra, sa teed ka nagu sisuliselt, eks ole, neid uudiskirju mingi sagedusega, aga see on mõnes mõttes kulu läbi aasta. Ja see ju vähendab su potentsiaalset tulu sellest, kuidas sa sellest üle saad, sa ei müü neile ju midagi muud. Jaa, aga selles mõttes see on ikkagi pikaajaline brändi ehitus, eks ole, et see on seotud brändi usaldusväärsusega, et kui ma olen neil pidevalt meeles ja jätan neile mulje, et ma nagu asjast midagi tean ka ja suhtlen, teisipidi on see, et kõik inimesed, kellega ma intervjuusid teen, on nagu suurema tõenäosusega tulevikus ka minu toodete ostjad. Ehk et selle inimesega, kellega ma olen kas või tund aega juttu ajanud, tema vastu huvi tundnud, pärast selle loo avaldanud, siis see suhe ei ole enam külm, see on ikkagi selline leige või soe. Ja kui mul on tulevikus tal kutsun teda kuskile esinema või osalema või sponsoreerima, siis on see hoopis teine tase. Ehk et see tegelikult on ikkagi selle kliendi suhte ehitamine pikaajaline. No võt, me just ennem rääkisime, eks ole, et ongi pikaajaline raske mõõta, aga tegelikult sa praegu räägidki, et tal ongi teatud elemendid, mida sa muidu ei olegi võimeline saama, eks ole, sellise lühiajalise kampaania. Ma võin talle ju peale lennata, nii-öelda panna ühte nädalasse mingi metsiku intensiivsusega mingisuguse metareklaami jooksma, et sa näed seda sõna otseses mõttes nagu kogu aeg, et võib-olla see mõjub. Aga ma ei tea, kas ta nüüd usaldust tekitab, ta kindlasti aitab tähelepanu võita, aga ma ei tea, kas sa nüüd seetõttu kuidagi usaldad mind rohkem versus see, kui ma olen suga nagu mitu aastat olnud sinu infoväljas kogu aeg. No vaata, nüüd siit ongi hea liikuda sinna B2B turundusse või nagu ärilt ärile turundusse, kus tegelikult ma ikkagi nagu väidaks, et selle sisuturunduse osakaal on veel suurema nagu osakaaluga kui klassikalises B2C-s, kus võib-olla seda ei olegi nagu sellisel kujul vaja. No ja mis sa ikka seal jäätist sisu turundad, eks ju? Võita kasumlikkusest natuke rääkida, eks ole. Aga seda teeb klassikaline võib-olla siis ikkagi suhtekorraldus ära selle mingi naisteajakirjaga, eks ole, võib-olla või mingi muu asjaga. Et kuidas sa vaatad, et kui sa hakkasid nagu vaatama, et seal, ütleme, et konverents on seal puudu, aga et miks see on nagu ala
tähelepanu all olnud valdkond, et mis sealt sul jääb nagu, oli silma jääb, et miks me sellest nii palju ei räägi, kui tegelikult võiks? No seal on mitu teemat, et kõigepealt nagu turundajate roll B2B ettevõtetes on keskmiselt võttes nagu natuke madalam kui B2C ettevõtetes. See tähendab, et müük on seal ruuliv? Seal on müük ruuliv ja turundaja, tegelikult isegi terminoloogilises mõttes on inglise keeles nagu eraldi on see sales support ja sellised asjad, et ta nagu alati ei olegi turunduse nime all, vaid on nagu müügitoe nii-öelda osa, eks ole, et see on nagu üks asi, et see pole nii tähtis, et müük on seal peamine. Teine asi on see, et väga paljudes ettevõtetes mulle tundub, nad on edukad mitte tänu turundusele, vaid vaatamata turundusele. Et kui sa vaatad väga paljude ettevõtete veebilehti näiteks, et kus keegi, et kui tal seda veebilehte ei oleks, oleks ilmselt see maine parem selle ettevõttele. Aga seal on nagu paljud muud asju, et toode on ilmselt hea või on see toode lihtsalt unikaalne, et polegi väga alternatiivi. Kliendisuhted on pikaaegsed, et need sõltuvad hoopiski mingisugustest teistest asjadest ja lõpuks ma ei tea, kui sa võtad mingi taristu ehituse ettevõtte, kes põhilise osa tööd saab läbi hangete, on ju. Et mis sa seal ikka nii väga turundad, et maine on oluline, võib-olla tööandja bränding on seal oluline, aga üldiselt sa tööd saad ikkagi läbi hangete. Siis IT valdkonnas, eks ole, hästi palju on neid SaaS tarkvara ettevõtteid. Kuidas seal põhiliselt käib asi ikkagi läbi selle, et sul on hea toode, sa annad seda tasuta proovida või mingisuguse prooviperioodi, inimestele meeldib, nad räägivad seda teistele ka, jagavad ja siis nii-öelda tekib see... Nüüd muidugi ma arvan, et sa teed SaaS-i omadele liiga, teades sellest asjast, nad ütlevad, et see on väga kogu lihtsustatud nagu nägemus sellest. Ei, kui seal on see toode enamikel juhtudel on see toode ikkagi... Nad seal ikka võimlevad kõvasti, et oma SEO-d parandada ja kõike muud asja. Muidugi jaa, aga ikkagi selle asja keskmes on nagu toode, eks ole, et selle ilma selle tooteta nagu midagi ei juhtu, kui sellest paljud ikkagi pööravad selle turundusele üsna vähe tähelepanu seal, et seal on jah mingid muud asjad, et on see SEO ja tegelikult ka ikkagi mingid laadi sellised müügikampaaniad ja nende liidide kogumised, aga ikkagi see turunduse roll on seal nagu võib-olla nagu väiksem. Ma räägin sulle oma vaate sellele, et me puudutasime seda, et eks ole, et kui me tulime nõukogude ajast välja, eks ole, siis tegelikult hakkasid siuksed suured tarbija brändid, eks ole, need olid turundusest tegijad, eks ole, seal sai palju teha, seal tekkis see kompetents, on ju. Ja sinna läkski head turundajad pigem siis olid selles valdkonnas ja tegelikult need turundajad ei läinudki kunagi B2B-sse, eks ole, ja mõnes mõttes B2B niisugune esimene nagu suurem laine, kus seda vajadust oligi startupide tulekuga, kus tegelikult see turundaja, kes tegi klassikaliselt siukest B2C turundust, on täiesti teises maailmas. Nad ei anna mitte mingit lisaväärtust sinna. Ja üks asi on startupidega, aga koos startupidega ka see, et sa pidid hakkama müüma võõrastele turgudele. Ehk et Eestis, kui sa oled B2B ettevõte, siis sa väga palju saad ikkagi tugineda mingitele oma suhetele ja müügile. Aga nüüd, kui sa oled võõrale turule, sest keegi mitte midagi ei tea, keegi sind seal ei oota, et siis on sul oluline ikkagi saavutada mingi maine ja tuntus ja kõik see asi ja sa pead hakkama tegelema turundusega hoopis teistmoodi. Aga ma lihtsalt tahan enda kogemuses sulle öelda seda, et vaata, et mina pean ennast ka muidu turundusest hästi kodus, kõigest kuidas läheneda ja nii edasi. Ja minu jaoks oli suur avastus, vaata, kui ma hakkasin vaatama rohkem nagu selle tarkvara poole, ja just need turunduse automatiseerimise juurde, ma sain aru, et see, mis teadmine mul turundusest on, üldse ei aita selles maailmas, mis puudutab B2B nagu turundust, et kogu see lähenemine, kuidas on kliendi teekonna kaardistus ja siis sealt seest nagu nende asjade tegemine, nende nimetavad seda sales qualified leads või marketing qualified leads, kes annab millal üles, mis see lead üldse on ja opportunity'd ja nii edasi. See maailm ongi 100% teistsugune ja see mõtlemine, kuidas sa turundajana pead seda tegema, see on hoopis teistsugune. No seal on nagu kaks väga olulist asja veel, mis öeldakse küll, et beat to beat pole olemas, et kõik on human to human, eks.
võib mõnes mõttes nõustuda, aga noh, tegelikult kui sa vaatad ikkagi, mis vahe siis on, kui sa müüd näiteks mingisugust 100 000 dollarist või eurost tarkvara lahendust versus jäätise müük on ju. Üks on impulssost, sa võid selle euro välja käia nagu täiesti nagu impulsi ajal. Teisel juhul on väga pikk otsustusprotsess, võib-olla see võtab aasta, võib-olla mitu aastat aega. Ja mitte üks inimene, vaid mitmed inimesed. Just, seal on nagu see komitee, kes seda otsustab, seal on võib-olla mingi 10 inimest, eks ole, kes kõik omamoodi mõjutavad seda protsessi. See on nagu väga tähtis ja seal on nagu veel muid asju, mis tegelikult eristavad seda ja see on nagu täiesti teistsugune mõtteviis, et see selline performance marketingi lähenemine, et teeme mingi tegevuse ja tunni aja pärast vaatame tulemusi, et seal nagu väga paljuski ei kehti seal. Aga lihtsalt ma tahtsin sulle seda öelda, et mind üllatas tagantjärgi vaadatus, et miks mul võttis nii kaua aega, et saada sellest mõtlemisest aru. Ma ei saanud sellest aru, miks ma sellest mõtlemist aru ei saa. Mul läks üldiselt mingi aasta aega, et nagu saada sisse. Täna ma ütlen, ma saan väga hästi sellest aru. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see ei olegi väga nagu reaalne, et B2C turundaja hüppab B2B-sse lihtsalt üle. Et see ei ole tegelikult ja vastupidi on samamoodi. B2B turundajal on õudselt ebaloogiline see, mis tehakse B2C-s, eks ole. Et natuke need distsipliinid ja kuna distsipliinis B2C-s oli rohkem kogemustega inimesi, kes sai rohkem asju teha, siis ma arvan, et see B2B ongi vaeslapse osas olnud. Ja nüüd on natuke tekkinud, mina ikkagi ütlen nende ettevõtetega, nagu sa ütled, kes on eksporti rohkem läinud, on nad siis startupid, ma ei tea, tarkvaras või muus, seal on nüüd tekkinud vajadus. Ja nüüd on küsimus, et mida ma näen, sa ütlesid kolmas nagu see põlvkond, et seal nüüd on nagu potentsiaal, et seal nad juba vaatavadki hästi selle nagu infotehnoloogia keskelt, rakenduste keskelt, tööriistade keskelt ja sealt hakkab tulema mingi uus generatsioon, eks ole. No kui sa vaatad kas või meie suuri startup'e nagu Bolt või Wise või et seal tegelikult see on nagu väga kõva kool ikkagi, kus tuleb hoopis teiste teadmistega inimesi ja üks huvitav asi on see, et Eestis ei ole ühtegi nagu arvestatava suurusega B2B agentuuri. Selliseid väikseid mingi paari inimesi, selliseid butiike mõni on, aga kui sa mõtled selline nagu, ma ei tea, meil on Tank või Taevas või Optimist, mingi suured agentuurid, kas B2B valdkonnas on? Ei ole. Ja tegelikult, kui ma olen teinud intervjuusid B2B turundajatega nüüdseks juba mingi paarkümmend, siis põhimõtteliselt ma arvan, et 90% ütleb, et agentuurid ei mõista B2B-d. No seda ma ütlengi. Et tegelikult nad peavad kas seda ise tegema või mõnel juhul siis välismaalt abi küsima, aga meil ei ole B2B agentuuri ja sest vaata, kui me oleme vaadanud, eks ole, inimeste nagu eluteid, eks just karjääri eluteid, väga palju turundajaid on ju pendeldanud agentuuri ja kliendi vahel ja sealt on tekkinud see kompetents, et B2C või just B2C mõistes. B2C-ga nagu on hästi hea nagu suhe, et nad teavad, mida on oodata. B2B-ga seda ei ole, eks ole, seda pendeldust ei ole, seda enam, et ei ole seda kompetentsi, ja nüüd tuleme tagasi jälle selle sisuturunduse juurde, kuna sisuturundusel, vaata, mina nimetan neid nagu sisuelementideks, et kas see case study, white paper, podcast, mis iganes, need on seal nagu väga palju versioone, et kui sul ei ole kompetentsi, kuidas neid teha, agentuurina ja sa ei taha eriti seda teemat võtta laualegi, siis sa ei saa üldse sinna poole vaadatagi. Ärme räägi isegi sellest, kuidas ehitada neid tunneleid, eks ole, ja kontakti nagu neid, et parimal juhul, mida me oskame teha, ongi seda Google'is osta reklaami ja Metas osta reklaami. See on nagu kõik, rohkem ei oska seal midagi teha. Seda on, mis on startupide nagu lähenemise erinevus on ka see, et eks ju seal tihti jällegi terminitest rääkides, neil on nagu funktsioon nimega growth, eks ole, growth marketing. Ja seal on see, ütleme see kasvuturundus, et seal on see turundus ja müük väga tihedalt integreeritud, et seal ei ole nagu eraldi mingites silotornides see turundus ja müük ja see lähenemine, et nagu kasvule orienteeritud. Ja teine asi ongi see, et ikkagi väga kiiresti nagu agiilselt siis õpitakse, et kui mingi asi töötab, siis see läheb edasi, kui mingi asi ei tööta, siis võetakse maha. Et seda nagu ütleme kliendi agentuuri suhtes on väga raske saavutada, kuna see protsess on lihtsalt nii palju aeglasem. No see on üks asi, aga ma väidan ka nagu seda, mäletad, kui kunagi oli see sama traditsioonilisest reklaamist digireklaamile üleminek, kui kaua läks aega klassikalistel agentuuridel digi vastuvõtmine, miks?
sellepärast ei olnud toimivat ärimudelit, eks ole. See viis, kuidas raha teenida, täna nad ei saa sellest mööda vaadata, on ju, aga seal, et see, et on hoidetud siukest nagu hübriidi, on ju, et tehtud ühte ja teist, on nüüd lubanud järgi olukorra, kus näiteks seesama meediabrands Digital, eks ole, on nagu mäekõrgusega üle oma kompetentsist teistest, eks ole, 100+ inimest käis mul, Erki Heinzar käis rääkimas ka, on ju, et nad on sellepärast, et nad on keskendunud sellele asjale, eks ole, aga nad on keskendunud muidugi, ma ütleks valdavalt ikkagi nagu makstud reklaami versiooni. Ja neil on ka rahvusvahelised kliendid, eks ole, nad ei ole ainult Eestile keskendunud, et nad võtavad seda suurem. Kusjuures see on nagu üks huvitav asi ka, et Eestis, ma just enne siia tulekut ka viskasin korra pilgu peale sellele Äripäeva turunduse topile, vaatasin nagu seda tööstusharu tervikuna, eks ole, et see on kohutavalt killustunud, et tegelikult meil ei ole ühtegi sellist nagu tõeliselt suurt tegijat siin ja iga kord, kui nagu üritatakse midagi kokku panna, siis natuke aja pärast keegi jookseb sealt ära, on ju. Et ikkagi, kuna see sisenemisbarjäär on ka olnud üsna madal, et üsna lihtne on teha agentuuri, eks ju, nii-öelda põhimõtteliselt iga üks võib teha agentuuri, leida mõne kliendi ja hakata tööle, et siis ei ole ka nagu väga suurt takistust ja ilmselt seal on ka nagu mingid suured egod, loovisiksused, kes ei taha võib-olla teatud kollektiivis töötada, siis vaatad, teeme ise. Et nagu ei ole tekkinud sellist nagu ühtegi sellist nagu ärilises mõttes nagu sellist suurt ettevõtet, kuigi kasumlikkuse näitajad on päris okei, aga lihtsalt see maht, et ta on nagu elustiili järjena nagu väga okei, on ju, aga kujuta ette, kas mõni Eesti agentuur oleks näiteks võimeline, oleks mõtet börsile minna, et väga kaugel sellest on ju. Aga ikkagi nüüd on küsimus, et me rääksime, kuidas need asjad on kujunenud, aga et miks siis, meil on olemas ju tegelikult kliendid B2B's, et miks ei ole siis nagu toimivaid agentuure suutnud nagu kõrvale tekkida, et kas see on ikkagi nende, et meil valdavalt see reklaaminduses, kes on nagu teistsugused mõttemalliga olnud, et nad nagu ei pea seda nagu mingiks erilise suureks turuks või sest seal ei ole nagu kogemust olnud, et milles see nagu ma olen päris palju käinud Londoni B2B agentuurides ja siin alles novembris me käime juba nüüd siis 2 korda oleme käinud teatud väikse sellise B2B huviliste grupiga Londonis sellel B2B Expol, mis on suur mess ja siis me käime ka mõnes Londoni agentuuris ja vaatame, mis seal toimub, et ütleme, seal on neid agentuure päris palju, London on muidugi väga suur turg võrreldes Eestiga ka, aga seal neid agentuure ikkagi on, ma ütleks 100, ma arvan, võib kokku lugeda, aga väiksemad, aga suuremad on päris suured ja neil on ikkagi, ütleme, kui sa ka külastad seda agentuuri ja siis sa nagu vestled nende inimestega, sa vaatad, millised nad välja näevad, millised on nende prilliraamid, millised on nende soengud, et see ei ole nagu reklaamiagentuur, need on täitsa teistsugused, et selline, sa lähed loovagentuuri meil või Londonis, enam-vähem see kogu see mingi disain ja kuidas need inimesed välja näevad ja see, millest nad räägivad, on nagu üks kultuur ja siis need B2B agentuurid on teine kultuur, täiesti teistmoodi. Aga kuidas sa kirjeldaks neid, nad on siuksed rohkem tehnilisemad siis või? Nad on nii-öelda, ütleme B2B tervikuna nagu on boring to boring, et on nagu igavam, eks ole, et see on ka nagu vähem glamuurne, igavam, tehnilisem ja et see on nagu üks asi ja ega need tööd ka, mida ütleme, ma hoian silma peal ka nagu B2B siis igasugustel auhindadel ja ütleme brändingu kampaaniad ja ütleme, midagi ei ole teha, ma täiesti saan aru, miks ükski neist ei võida sellisel kuldmunasugusel sellisel reklaamikonkursil auhindas, nad on lihtsalt niivõrd palju nii-öelda vähem loovad. Ma tahtsin korra rääkida sellest, et vaata, TikTok on nagu hea näide sellest, et nüüd müüakse sinna reklaami ka, aga et see sisuproduktsioon on hästi autentne, eks ole, nagu sotsiaalmeedias peaks olema, et tänapäeva, eks ole, see produktsioonitehnika ehk su sama telefon nagu võimaldab tegelikult tehniliselt teha väga heal tasemel, küsimus on sisus, et on niisugune teistsugusem. Ja nüüd heidetakse natuke, eks ole, tarbijate poolt ette, et siis kui see reklaami asi sinna vahele tuleb, et see reklaam on niisugune täitsa teisest maailmast, et liiga teistsugune. Et tegelikult peaks nagu minema natuke teistsugusemaks, minema rohkem selle nagu feed'i moodi. Kuidas sina
nagu jälle sisuturundajana oled mõelnud selle peale, et noh, et mida peaks ettevõtte siukses kohas tegema, kus noh, enam ei toimi siuke klassikaline hästi nagu formaadis reklaam, üles ehitanud reklaam, see on okei, et ta on nagu näidatud, et siin on reklaam, on ju. Aga et ta on rohkem sellise nagu, noh, ma ütleks võib-olla niuke nagu user generated content'i moodi, aga põhimõtteliselt ta on rohkem teistsuguse nagu klassikaline reklaam. No ma ei tea, mina näiteks TikTok on selles mõttes huvitav asi, et see söödab sulle ette nagu ka päris sellised ootamatuid asju, eks ole, et ma täpselt ei tea, kuidas see algoritm töötab, aga sa igal juhul näed seal nagu päris nagu huvitavaid asju ja noh, näiteks ma võin öelda, et sellised valdkonnad nagu finants ja näiteks juriidika ja tervis, et mulle tuleb päris palju mingisuguseid arstide nõuandeid ja juristide nõuandeid ja muud sellist, mis on noh, tegelikult ikkagi ta on nagu orgaaniline sisu, selles mõttes ta ei ole see makstud reklaam, aga ta on nagu sisuturundus ja need on ikkagi tehtud niimoodi, et nad jätavad sellise, nad ongi autentsed, ehk et nad ei ole üleprodutseeritud, see ekspert siis räägib seal midagi ja see on nagu suht lihtsalt vahenditega tehtud, aga ta jätab nagu ta sobib sinna kanalisse päris hästi, et minu arvates saab teha küll. Ja ütleme, ja TikTok on selles mõttes nagu hämmastav issanda looma, et sa ikkagi näed seal neid tantsu challenge'eid ja siis tuleb äkki vahele, noh näiteks ka mingid meediaväljaanded, et poliitikat on see praegu, mina näen. Ma võin tunnistama, et näiteks Trumpi tegemisi ma näen TikTokist tavaliselt esimesena. Ta on ka ju meeletu sisuturundaja, iga päev ta teeb pressikonverentsi, eks ole. Ja sealt tuleb neid videosid ja mitte ainult, kusjuures mulle tundub, et Venemaa see mõjutustegevus, et kui palju ma näen mingid Lavrovi intervjuusid TikTokis, see on nagu hämmastav, et ma ei tea, kust nad sinna tulevad, aga seal on nagu meeletult palju sellist laadi sisu ka. Nii et tegelikult Trump on nagu hea näide selles mõttes, et nüüd ükski poliitik ei suuda talle vastu panna oma sisuloomes, sest ta nagu suudab genereerida ühe päeva jooksul. Tema puhul on muidugi see ettearvamatus, et see nii-öelda nagu igal pool, eks ole, mis müüb, see üllatus on ju, et Trumpi puhul sa nagu kunagi ei tea, mis sealt tuleb, et see on nagu niivõrd ettearvamatu ja see üllatus hoiabki nagu tähelepanu üleval. Peetu B-st veel, et sa rääkisid korra LinkedInist, aga mida sa nagu nendest kanali valikutest, mis sotsiaalmeedias veel eriti on, et mida sa nendest kõige edukamaks täna pead? No põhimõtteliselt LinkedInis ma ise olen aktiivne ja kasutan seda kõige rohkem ja LinkedInis, mis tundub praegu on see teema, et ikkagi nad üritavad tasapisi teha seda, mida Facebook tegi aastaid tagasi, ehk et orgaanilist levi maha keerata, üritada raha saada ja nüüd LinkedInis on ka see boost'i võimalus, eks ole, et seal on miinimumpanus on 110 eurot vist oli. Et kui sa nagu seda eraisiku kontol ei saa teha, aga kui sul on see firma konto, eks ole, sa saad boostida oma postitust 110 euro eest miinimumtasu ja see on see suund, kuhu nad nagu järjest rohkem lähevad. Ja no seda me oleme siin puudutanud ka, eks ole, kui me Kouli Marko Sauega rääkisime, eks ole, et tõesti, et metal see orgaaniline reach on tegelikult ülimadal, et seal veel paar protsenti on ju, et sa selleks, noh, et sul endiselt on nagu mõistlik omada mingisugust jälgijate nagu määra, on ju, et midagi on parem. No see on see usalduse asi, et kui sul nagu ühtegi jälgijat ei ole, siis võib-olla ei ärata usaldust, aga noh, LinkedInis on nii, et kuna ma ise, mul on seal mingi natuke alla 7000 jälgija ja ma olen vaadanud seda, et sellised orgaanilised postitused, et sellised paremad lähevad ikkagi seal, see reach läheb seal kuskil mingi 4-5 tuhande peale, aga väga palju rohkem ei tule sealt, ma muidugi ei ole ka nagu väga trikitanud, aga mis mulle nagu ei meeldi on see, et kui ma loen siis kõiki need LinkedIni õpetusi, mida ma saan peal tegema, eks ole, et noh, sellised nii-öelda kurude enda näited ka, et sa pead tegema pildi endast, eks ole, vaatamas mõtlikult kaugusesse on ju. Ja siis sa kirjutad sellest, et sul oli mingi challenge, et ma ei julgenud lavale kunagi minna ja siis ma ikkagi otsustasin ühel hetkel ja siis küll ma olen tubli on ju. Ja siis kõik kiidavad kaasa, et tõesti sa oled tubli ja patsutavad sulle õlale. Ausalt, ma vihkan sellist, ma ei taha sellises mängus osaleda on ju. Ja kahjuks on jah niimoodi, et ütleme sellist laadi postitused, mida ma nagu ise hea meelega loeksid LinkedInis ei kipu levima.
ja levivad just need samad, millest ma kirjeldasin. See natuke lihtsamakoelised asjad. Sellised, noh, ütleme, ta on ikkagi jah, et tundub, et see algoritm seal ikkagi nagu toetab sellist nagu noh, et mina kui inimene oma väljakutsetega ja siis see on minu nii-öelda see võrgustik siis nagu kiidab mulle kaasa või toetab mind või niimoodi. Aga noh, jällegi sa pead aru saama, et see on Ameerikas nagu tehtud, ma mäletan, vaata Soome koomik Ismo, mulle ta õudselt meeldib, et ta räägib, et noh, et ta läks Ameerikasse elama ja nüüd ta peab õppima, et rohkem nagu great ütlema, et kõik on nagu great ja kõik see ma saan aru, jah. See viis on ja teine asi, mis noh, näiteks üks näide on ka üks nii-öelda turunduskuru Steven Bartlett, ma ei tea, võib-olla sa tead, see Diary of a CEO nüüd ilmus eesti keeles ka tema raamat, et ta on LinkedInis ka väga suur ja ta põhimõtteliselt nagu noh, ta avaldab seal nagu see on noh, ütleme vanasõnu, et kui sa püüad kõigest väest, saad üle igast mäest ja siin on 18 000 laiki siis on mingi 1000 kommentaari, kõik ütlevad mingi great insight on ju kas ma peaks osalema selles mängus, et ma ei taha sellest nagu midagi teha. Sina eestlasena kirjutaks sinna, kus suitsu seal tuld ja siis kõik hakkavad kohe poliitikat seal all nagu. Aga noh, et jah, see on nagu, ma ei tea, et ma mõnes mõttes nagu tundub, et jah, et see nagu on koht, aga kui ma vaatan nagu neid nii-öelda neid nagu parimaid näited või neid, mida ka eeskujuks tullakse, et ma ei tea, võib-olla mul on midagi viga, aga ma ei taha sellist asja ise näha. Aga kas sa videot ei taha rohkem teha, et noh, seal ei, nagu toimib veel parem? Ma olen teinud videot ka ja tingimata see ei ole nii, et no ma vaatasin, sa olid seal Londonis kuskil, ma olen seal kalda peal nüüd just tegin intervjuus, tegelikult see on ju vahetu, näed sa saab teha ja ma olen teinud ka nii-öelda esinejatega videosid, praegu on see nii lihtsaks, kõik subtiitrite allapanek ja kõik on nii lihtsaks läinud, et see nagu ei ole mingi takistus tõesti enam, et noh, lihtsalt monteerimine, kõik on nagu väga lihtne. Aga ma mõtlen üldse, et tegelikult ma ütleks, et sa oled ikkagi näha, et sa oled ajakirjanik, sa kasutad ikkagi sotsiaalmeedia, eriti LinkedIni nagu päris hästi ja küsimus on, kas sa teed seda nagu promo eesmärgil või noh, ütleme viimane seda just lugesin, et sul oli seal üks tähelepanek on ja siis sa küsisid seal, et kas sisuturundus, eks ole, makstud pinnal versus on ju, kohe läks süsteem lahti. See oli kusjuures hea näide jah, et see teema läks nagu korda inimestele ja nagu võib-olla see on see, mis LinkedIn võiks nagu ideaalis olla, et kellelgi on mingisugune integreeritud. Kas sa teed seda sellepärast, et saada insighti või sellepärast, et nagu noh, sisuliselt panna rohkem inimesi tegutsema? Kusjuures selle konkreetse postituse, kus ma nagu siis nii-öelda arutlesin selle üle, et kas oleks mõtet, kas mõju on suurem, kui avaldada arvamusartikkel Postimehes või panna see Facebooki või sotsiaalmeediasse boost taha, eks ju. Et ma tegelikult tahtsin ise ka teada arvamusi, sest see teema huvitab mind ja ma mõtlesin, et noh, et kas sellel on noh, et saada erinevaid arvamusi teada, kuna minu jaoks on see ka ideede testimise koht ja teiseks ma näen seal ka võib-olla mõni, kes avaldab huvitavat arvamust, on potentsiaalne esinejakandidaat, äkki võiks tema arvamust veel küsida, taga intervjuu teha. Seal oli muuseas, ma lugesin ja vaatasin, päris huvitav mõte oli see sama nagu päeva lõpuks nagu lingi küsimus, eks ole, et noh, et hea reputatsiooniga ajakirjandus välja andes sa saad, et noh, et tõesti, sealt tekib mingit sükst insighti, mida võib-olla see konkreetne näide jah, oli nagu mitmes mõttes, et see ei olnud nagu puhas nii-öelda laikide kogumine, vaid ma tõesti tahtsin mingit diskussiooni algatada ja see nagu läks nagu noh, ütleme, ma arvan, et see oli see LinkedIn, mis ta võiks olla. Aga Facebook? Facebookis on B2B's üldse mingit nagu on sama roll? Facebookiga on see, et Eestis on Facebook nagu läbisegi, et seal on, kuna meil on nii väike ühiskond, et siis on niimoodi, et sa võid täitsa vabalt panna mingi tööalase teema üles ja saad päris hea arutelu. Aga mulle tundub, et noh, näiteks eriti UK-s ja teistes riikides on Facebook ikka täitsa puhtalt privaatkanal ja seal ei ära tule friend'i ära tule mingi kedagi seal mingi tööalase või sellise teemaga üldse sorkima, et see nagu meil on ta rohkem läbisegi. Noh, ma mõtlen ka digiturunduse mõttes, näiteks sa võid küsida mingit spetsiifilist asja ja sa saad nagu, no võib-olla seepärast ka, et mul nii-öelda sõprade hulka kuulub hästi palju, ma võin küsida nõu ja ma saan mingi 5 minuti jooksul täitsa asjaliku vastu. Kogukondi sinna tehtud, vaata igast internetiturunduse kogukonnad ja seal ikka nagu küsitakse asju. Ja need kogukonnad ja kusjuures need kogukonnad on ka üks asi, mida siis nagu noh, nii-öelda peetakse B2B maailmas nagu selliseks, et kui sul õnnestub tekitada kogukond
enda brändi või enda valdkonna ümber, et see on nagu selline unelmati asi, sest siis on sul inimesed koos, nad on nagu huvitatud asjast, sa saad rääkida nagu asjast huvitatud inimesega, noh, ka spetsiifilisi teemasid arutada, et see kogukonna ehitamine võiks olla nagu selline, noh siis ütleme sisuturunduse nagu ülim tase. Jah. Lõpetuseks puudutame korra tehisintellekti, kindlasti sinu jaoks huvitav teema on ju, mitte ainult selleks, et konverentsi teha, aga mind huvitab ka sisuloomes, kuidas sa sellesse vaatad? Mina kasutan tehisintellekti päris palju ja ütleme niimoodi, et see areng, kui palju ta on läinud paremaks nii-öelda iga kuu, et see on päris muljetavaldav. Et ma kasutan ChatGPT, seda tasulist versiooni, siis ma kasutan Google'i Gemini'd ja siis ma kasutan veel seda Notebook LM'i samamoodi. Ja noh, ma olen katsetanud siin Perplexity't ja midagi veel, aga noh, ütleme oma töös näide, kuidas ma teen, et oletame, et ma teeksin nüüd sinuga, pöördame rollid ümber, ma teeks sinuga intervjuu, eks ju. Siis kui see lõpeb, siis ma viskaks selle sinna tekstiks EE-sse sisse. Nüüd on muuseas uus tekstiks. Palju parem, väga kiire, peab kiitma neid. See on kiire ja vanasti läks mingi 4 tundi aega. Ja võib-olla isegi rohkem. Okei, siis tuleb sealt välja see asi, see transkriptsioon on ju, mis on üldiselt üsna, noh, ütleme toores. Aga ta on suhteliselt hea ikkagi. Ta on, ütleme, hea, aga ta on ikkagi toores, seda avaldada ei saa. Ei, seda, jah. Siis ma viskan selle chat GPT-sse, aga mitte korraga, vaid tükkide haaval, sest millegipärast, kui see korraga suure tekstimassi sinna viskad, siis ta lühendab selle ikkagi ära. Et isegi kui sa prompti kirjutad, et ära lühenda ja kõik ikkagi ta lühendab, et ma viskan sinna, ta on mingisuguse 2-3 küsimust maksimum sisse. See nagu teeb sellest enam-vähem nagu päris hea asja juba, aga ta on natuke liiga formaalne. Ja mis ma siis teen on see, et ma võtan selliseid elulisi tsitaate, noh sa ütled mingi kurat küll või midagi sellist või mingisuguse natukene, noh mitte isegi, küsimus oli isegi mitte ropendamises või korrektsuses, vaid sellise elulise lause. Sealt tekstist või kuskilt vajalt? No sellest, mis sa mulle oled rääkinud, et ma mida nagu, sa nagu rõhutad? Ja siis ma panen need sinna nagu tagasi, ehk et ta nagu võtab seal need nurgad maha, kuna noh see ta millegipärast teeb ikkagi, isegi kui ma ütlen talle, et nagu ära võtta nurki maha või säilita isikupärane stiil, siis ma panen sinna need nagu tagasi, et oleks natukene sellist lihaluudel rohkem. Ja sealt tuleb nagu päris okei tulemus. Nagu sellega enda aega hoiad oluliselt. Ja ma vanasti, ja raha ka, sellepärast, et ma vanasti tegin seda niimoodi, ma tegin suga intervjuu ära, siis ma andsin selle ühele abilisele teha, kes selle maha kirjutas. Ja see maksis ka teatud raha ja see võttis aega. Aga ometi Tehnikaülikoolil, no seda tekstiks ei ole nagu nii kaua olnud, aga ennem seda oli ju ka seal nagu noh. Aga see pidi ümber ütleme, selle pahna nii-öelda korrigeerimine võttis sama kaua aega kui nullist selle asja kirjutamine. Et tegelikult ja noh teiseks see kogu tekst ei ole ju ka nagu vajalik, et kui sa tahad mingit kokkuvõtet teha, siis ma olen isegi nii teinud, et ma olen nagu jutu käigus teinud märkmeid ja saab nii ka teha. Aga jah, praegu ma kasutan seda niimoodi ja noh ütleme selle tehisintellekti ümber on seda kära muidugi meeletult palju ja neid erinevaid koolitusi ja huvi on väga suur. Ja ütleme niimoodi, et ma arvan, et sellega läheb varsti nii, et ma ei tea, kas omal ajal olid koolitused, et kuidas guugeldada või? Ma arvan, et oli. Võib-olla, et kuidas guugeldada või ma tean, kunagi olid koolitused, kuidas mobiiltelefoni no, kasutada. Kõiv ju Priit Kallasega teenivad, ma arvan, et tead raha praegu sellega, kogu aeg on need. Ja noh, kunagi olid koolitused, kuidas mobiiltelefoni kasutada, et kuidas neid ja mingi etiketi koolitus, ma ise mäletan seda aega, kus oli, et kuidas vastata ja mis siis öelda, kui sa parasjagu oled, ma ei tea, vetsus või et selle täisintellektiga, vähemalt nende keelemudelitega, ma arvan, on sama lugu, et ühel hetkel nad lähevad nii kasutajasõbralikuks, et sul ei ole mingit erilist koolitust vaja, et nad on nagu integreeritud sisse igale poole. Aga kas sul ei ole samad tunnet, et jällegi minul on täna see tunne, et me oleme natuke nagu sellest sama, räägitakse muidugi, et see on nii suur muutus nagu oli interneti tulek, millega ma olen ka nõus, aga et agentuuride seisu pealt nagu traditsioonilisse digisse üleminek, et praegu hoitakse väga palju tagasi, sest ei suudeta vist jälle hästi nagu mõelda sellele nagu toimuvale rahastusmudelile, et nagu jälle peame rõhkuma. Et me jääme jälle nagu natuke võib-olla maha, et peaks julgemalt ikkagi võtma neid, et nii kliendid ei lähe kaasa siis, kui agentuurid ei vea, noh mõnes mõttes on, et seal on niisugune nagu kahetine asi, et
et kas ei ole nagu Eesti agentuuridel, Eesti turundajatele see hea võimalus, et kui nagu tehisintellekti võtta kiiremini kasutusele, et proovida leida siis need ärimudelid seal on ju, ja võimalus sellega nagu minna ees, mitte tulla taga jälle nagu moja maailmaga. No siin teatud kohti on, kus seda kindlasti saab kiiremini rakendada, et ütleme loovus võib-olla ma siin nii palju rakendusi võimalusi ei näe, et noh, ütleme neid mingisuguseid pilditöötlusi ja selliseid asju teevad ju kõik juba mingil määral. Aga no mis puutub siin andmeanalüüsi poolt, et see kindlasti on koht, kus on nagu võimalusi, aga samal ajal see, ma ei oska öelda, kui paljusid nagu võimalik on eest ära minna, et eks noh, ütleme need, kes vähemalt mõtlevad selle asja peale ja on asjaga rohkem kursis, eks nad tegutsevad ka nende olemasolevate rakenduste võimaluste piires ja kogu aeg proovivad kaasa liikuda, kui mingi rakendus paremaks läheb, eks ole. Et ma nagu ausalt ei näe siin väga seda võimalust, kuidas siin nagu oleks võimalik nagu eest ära liikuda. No ma mõtlen, täpsustan oma nagu küsimust on see, et kui sa ütlesid, et näiteks Soomes sa nägid B2B turundajal siuke hallis pintsakusen ja need on mingid generatsioonid, need generatsioonid ei liigu nii kiiresti. Seda küll jah, et tegelikult see on muidugi hämmastav jah, et ilmselt noh, ütleme hea näide on see, et kui see mobile first on ju, et kõik rääksid, et mobiil on esimene kanal, kus veebilehti vaadatakse, et kui palju ettevõtted olid sel ajal veel sellised, kellel ei olnud mobiilile kohendatud veebilehti on ju, et erinevatel põhjustel, et tänagi kindlasti on neid veel, eriti suuremad ettevõtted. Et kindlasti see, noh, ütleme see inerts on suurtel ettevõtetel suurem ja väikesed võivad siin eest ära liikuda, aga samal ajal jällegi ma ei kujuta see sama, millest sa enne rääksid, see ärimudeli küsimus, et kuidas seda nüüd ärimudelisse integreerida, et see ikkagi väga paljuski on, eriti mis puudutab andmeid ja kõike seda, et see on nagu ettevõtte enda sisene asi ja raske on seda nüüd jah, võib olla. See ongi väljakutse, peavadki mõtlema aina. See on väljakutse jah, et võib-olla siin on siin võimalus tõesti, aga ma ise nagu arvan, et tegelikult üks väljakutse ja võimalus on Eesti vähemalt agentuuridel või teenusepakkujatel liikuda kaasa välisturgudele nende Eesti ettevõtetega, kes sinna minna tahavad, eks ole, et noh, kui me vaatame Rootsi, mis on võib-olla maailma kõige edukam riik, eriti kui noh, nii-öelda per capita seda vaadata inimeste arvuga suhtes turunduse mõttes, kes on tõesti nii loovuse kui ütleme turunduslahenduste poolest nagu maailma liider, siis tegelikult ega Rootsi agentuurid on väga paljuski liikunud oma kodumaiste suure ettevõtete Volvo ja IKEA ja H&M ja nende nagu järel, eks ole, et noh, kliendi vajadused on tulnud ja siis kohalikud agentuurid on nendega kaasa läinud. Et nüüd Eestis on ka mõned näited juba Bolt ja Wise ja Pipedrive ja muud, tõsi küll, kui nüüd Bolt tuli oma rebrandinguga välja siin mõni nädal tagasi, siis ma küsisin Bolti brändijuhi käest LinkedInis avalikult, et kui palju te siin agentuure kasutasite, ja siis vastus oli, et ei kasutanud, et noh, mingid fototöid nad ostsid kellegi käest sisse niimoodi, aga põhimõtteliselt oli see kõik in-house tehtud. Et nüüd ongi küsimus, et kas üldse see mudel, et mingi suur ettevõtte tehnoloogia valdkonnas veab üldse kaasa, et võib-olla nad ei kasutagi enam agentuure. Et see on ka nagu omaette küsimus. No Hando, kuidas oli nüüd olla intervjueeritava rollis hoopis? No see oli nagu vestlus meil, ega see ei olnud ju selline klassikaline ülekuulamine, eks ju, jah. Et selles mõttes on alati tore vestelda sinuga, Alar. No suurepärane, ma tänan, et sa leidsid selle aja või vähemalt võtsid selle aja, et siin oma mõtteid meiega jagada, et väga põnev oli, paljusid teemasid me ei olnud varem ka käsitlenud teistega, nii et ma arvan ka kuulajatel, vaatajatel oli põnev. Aitäh! Ma tänan kõiki vaatajaid, kuulajaid ja järgmise korrani!